Tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood järjekorra numbriga 314 teie ees, laua taga Kristjan Jaak Kangur, tere hommikust. Tervist. Markus Jürgenson, tere hommikust. Tere. Ja mina, Raul Oessar. Räägime eelmist nädalast. Markus, sina olid meie eelmist saatest tõukuvalt nädala alguses Eesti jalgpalliskeenes üsna selline... Ja mitte mina, ma olin vahendaja. Ma meenutan ühte kõnet, mis meil oli, mida sa alustasid umbes lausega, et mind ei saa ikka podcasti lasta, sest kohe valitsused kukuvad. Kõik hakkasid sulle raha kandma. See valitsuse kukkumisega seoses siis toetusavaldus. Toetust, saate ise aru kelle. Koordineerimatult, olgu veel. Jälle Raulil polnud kava paigas. Mina olen Roosast erakonnast, sisserändaja poeg Roosast erakonnast. Mis see lause oli? Mis ükstega tehakse? Ma ei ole sisserändaja poeg, aga... mis uus nädal, päike paistab, kevad tuleb, probleemid lahenevad Eesti jalgpallis. Tuleks muidu ka lahenenud ilmselt. Ma saan aru, et sa ütled seda sarkastiliselt, aga need ei oleks tegelikult lahenenud. Selles suhtes, kui me räägime Otto Robert Lipu kaasusest, siis see, kui kiiresti tegelikult, nagu sa ütlesid, asjad tegelikult lahenesidki. Ja selle juures käis justkui kommunikatsioon hiljem, et Kadri Nagu, et need asjad oleks niikuinii ilmselt lahenenud lähiajal, on ju. No ei oleks. Ei oleks. Kui me võtame seda esmaspäeva hommikul, Maarja Pruul, Kuressaare juhatuse liige ütles, et neil ei ole seda raha mitte kuskilt võtta, seda raha ei tule ega ole, on ju. Ja järgmisel päeval oli see asi nagu... me ei räägi praegu 350 praegu päris, me räägime mitmest tuhandest eurost, nagu, eks ole, et kui ei ole, siis nagu koma kohta tõsta 350 juures. Jah, Kus see nüüd nagu tuli, siis tekib jälle nagu see küsimus kohe, eks ole, et hea küll, tore, et leidsite ja seal minu jaoks on nagu see ka, et vaatame siis nüüd, sa mainisid, eks ole, Pruuli väljaütlemisi, eks ole, ja siis paneme nagu kõrvale, eks ole, et seal me teame nagu uus juhtkond, eks ole, kes kellel oli ka piinlik ilmselgelt, et need asjad varem on nii läinud ja siis vaatad nagu seda, võtame siis Kuressaare, et kui klubi, eks ole, siis seda osa eriti, mis nagu tegutseb Saaremaal, kus on ju tublid, toredad noortetreenerid, toredad inimesed on seal tööl, eks ole, see on vajalik kindlasti Saaremaal. Lihtsalt see esindusmeeskond ei käi nagu sama jalga juba tükimat aega, kuidagi seal on mingisugune nihe sees, et see, mul on sellest nagu natukene ka kahju. Aga jah, see jutt, et see oleks nii lahenenud, võib-olla äkki oleks lahenenud see osa, et klubi eest väravaid löövale ründajal oleks ikkagi pakutud ka profilepingut mingil hetkel, et see võib-olla oleks tõesti lahenenud ühel hetkel, et siis Otto Robert Lipul on see nüüd olemas, võib-olla võib-olla see osa, aga see osa, et seda nagu kompenseeritud oleks, ma küll ei usu, et see pole Paul Keres ütleks selle peale, kuulsama Paul Kerese poeg Paul Keres ütleks selle peale, et pole eluliselt usutav. Jah, täpselt. Aga lisaks sellele, me praegu nagu jälle ei maksa nagu, või siin antud olukorras jällegi, ma rõhutan seda mitmendat korda, ma ütlesin seda ka avalikult välja, et ei maksa nagu siin nüüd kinni jääda konkreetselt sellesse klubisse ja sellesse mängijasse, et see lihtsalt sattus nii olema, aga ma ütlen veel kord, et oleks see ju olnud ükskõik milline klubi, oleks samamoodi, ma ei taha öelda saanud, aga oleks samamoodi seda asja ju käima lükanud ja seda tuleb nagu süsteemselt vaadata, või süsteemi tuleb vaadata, et eelkõige on hea meel selle üle, et me saime tähelepanu sellele probleemile, mis nüüd hiljem on välja tulnud, et siin on tegelikult neid kaasuseid Eesti, eriti jalgpallis, on veel. Ei, ma arvan, et mitte eriti jalgpallis, vaid jalgpallis on ka neid, aga mõtle muude spordialade peale, kus need võimalused ei ole, kus need võimalused veel väiksemad. See tekitas kõneainet, ma kuulasin siin erinevaid spordipodcaste, kus näiteks härra Peep Pahv rääkis, kuidas nende klubis on neid asju lahendatud, et ei ole ka lihtne, aga alati on leitud lahendus moel või teisel. Minu meelest põhiline on see, et mängija ei tohi tunda, et ta selle murega on üksi jäänud kuidagi. See oli siin nagu, isegi see raha, see on nagu see... Ei see raha rahaks, see raha ei ole siin kõige olulisem. Praegu ei ole, me leiame, me otsime, see on ju arusaadav, eks ole, et võib-olla, et sa pead mingil hetkel midagi ise panustama, eks ole, see on tõesti paratamatult, just nagu sa Raul ütlesid, eks ole, et on ju väga palju alasid, kus ei olegi seda võimalust. Siis nagu otsitakse, leitakse see, aga minu meelest praegu probleem oli selles, et mängija jäi oma murega üksi
ja põhimõtteliselt siis antakse veel tagantjärgi mõista ka, et mida sa sinna nagu, miks sa üldse nagu rääkisid kellelegi sellest, et see ei aita küll kuidagi kaasa ja samal ajal järgmine hommik oli ülekanne tehtud. See kõlab, jah, täpselt, ja see kõlas nagu veits nagu mingi peaaegu nagu mingi varjatud umbes nagu ähvardus, et selle eest nüüd võib-olla on veel mingid sanktsioonid, et kui nüüd rääkisid, siis ei saagi lepingut. Okei, ma praegu lähen siin ilmselt nagu veidi liiale, aga ma ei tea, võib-olla ei lähe ka. Ei, no, mulje jäi, miks üks lauset on vaja öelda nagu, eks. Aga hea meel on selle üle, et kui ma sain kinnitust sellele, et vaata alati, kui tänava peal näed, tehakse liiga kellelegi, siis meil on eestlastena või meil rahvusena on alati üldjuhul kuskilt vanast ajast või mingist mis iganes ajast sees komme, et keerad pilgu ära, ei näe. Et ei taha näha. Aga nüüd siis inimesed nagu, kui nad näevad karjuvat ebaõiglust või mingit sihukest asja, siis nad tulevad kokku ja hoolimata sellest, et on minu käest puid saanud ja see ring oli nagu lai ja saatis nagu sõnumi, et kui sellist asja nähakse, siis me oleme suutelised nagu, ma ei tea, tulema Euroopa kõige läänepoolsemast otsast kuni idapiirini kokku, sõna otseses mõttes. Ja ütlema sellega, et see ei ole okei, aitama hädasolijat ja see on nagu kõige olulisem ja kui nüüd klubid, eelkõige jalgpalliklubid sellele nüüd tähelepanu pööravad ja mõistavad, et nii ei ole okei, siis on ju eesmärk täidetud ja eelkõige asi läks käima minu puhul ka selle pärast, et lihtsalt üks inimene tahtis teist inimest aidata ja et sa ei teinud seda ilmselgelt nagu selleks, et mingisugust, ma ei tea, tähelepanu või kuulsust saada. Ei oleks ütleme ausalt, olen nagu sellist möga kuulnud servapidi. Kusjuures ma ei ole... Vabandust, mis asja? Ma lihtsalt jäin... mul on... vaata, ma tunneks ennast halvasti, kui ma oleks eelmises saates olnud vait ja seda mitte maininud. See on ju täpselt sama, et keeran pilgu ära. Ja sinus, ma saan aru ilmselgelt sinus nagu endise mängijana lööb nagu välja see solidaarsus, see on ju selge, eks ole. Meis kõigis on ju mingi see, et me tunneme kellegagi mingisugust ühtsust nagu, eks ole, et kuidas ma nagu keeran selja nüüd, eks ole. Sul on see hääl, sul on see mikker olemas. No just, et mul on see mikker ja mul on see võimalus / kohustus tegelikult, et mis ta enda populaarsust sellisel hetkel või mingit asja või podcasti populaarsust sellel hetkel taga jääda oleks seal nagu piinlik natuke. Palju lihtsamaid ja odavamaid viise on ka selleks nagu, eks ole. Ma ei tea, palju sul nagu neid tunde läks nende ülekannete ja asjade dokumenteerimisega selle all, eks. Ei see selleks, aga... Ei, ma mõtlengi. See jah, et eks tänapäeval on see mugavaks tehtud, on ju, et aga... Jaa, aga ma mõtlen, et kui sa nagu tahaks mingisugust odavat populaarsust, selle saaks palju kergemini, nagu see... Sellepärast lähed seda bowlingut mängima, räuskad seal ja kõik kirjutavad kohe, eks ole, et tehtud. Sellepärast ma ei teinud ka mingit endapoolset ju avaldust, et see tegelikult ma lihtsalt andsin konkureeriva podcasti vedajale rohelise tule, et jah, võid jagada, kui kuidas sa räägid? Ivan Spollist, kes mulle kirjutas suhteliselt esimeste hulgas, kes küsis, et kuhu raha kanda ja ma ütlesin, et kui vaatame, et mis saab kogumis midagi, aga ma ei teinud ise kuskile sotsiaalmeediasse mingit postitust või midagi. Ühesõnaga, jah, tegelikult ju ainsad nii-öelda avalikud, poolavalikud kohad, kus see asi ju oligi üleval, oligi see sama Tribüüni Telegrami kanal, eks ju, mida see Spol veab, käis vist läbi ka Sokranti foorumist, need samad umbes screenshotid sellest Tribüüni asjast ja siis olidki, mõne tunniga oli, või ma ei tea, mis see 6-7 tunniga oli lõpuks koos 2700 midagi seal kändis. Ja annetajad ise oli umbes mingi 130 pluss 131 äkki või? Ja nagu sa ütlesid, eks ole, täiesti seinast seina. Jah, ütleme, et täitsa vabariigi presidendi tasemeni ei jõudnud, aga palju puudu ka ei jäänud. Mõni muu president oli ikka nimekirjas. Meil on muidugi kõik direktorid ja presidendid. Oli tegevjuht, oli direktorid, oli nimetatud klubist mängijaid, kõik. Oli inimesi, keda ma olen kritiseerinud, kellega on paremad ja halvemad suhted olnud. Aga suur aitäh kõigile, ma arvan, et see mängija enda kommentaari ütles ka kõik. Ja me saatsime sõnum ja sõnum on saadetud. Jaa, mängija enda kommentaari juurde korraks tulles, siis ikkagi nagu see, minu jaoks oli see ka natukene huvitav see, et ma ei tea, miks, võib-olla ma olen liiga skeptiline, aga mulle jäi nagu veidikene, ütleme siis niimoodi, et ma väga loodan, et see nagu ei olnud nii, et keegi oleks tal nagu öelnud, et kuule, et nüüd et
kus, et ärme nüüd suuremat numbrit sellest ei, tundus küll, jah. Et ära, et umbes, et ütle ikka, et sul ei ole klubi suhtes ka ühtegi pretensiooni ja kõike seda. Enam vist ei olegi, aga natukene sükke asi jäi nagu õhku, et tegelikult nagu mees oleks, ütleme, selle nagu ära teeninud, et ma väga loodan, et keegi nagu, ma ei tea, mingit telefoniõigust ei kasutanud ja ei öelnud nagu seda umbes, et vaata ikka äkki oleks parem, kui sa nüüd nagu selle tagasi annad, et siis nagu on kõik, siis on kõik nagu hästi. Lihtsalt markeerime nagu ära, et sa kandsid selle summa üle ja see oli esmaspäeva õhtu, on ju? Või teisipäeva õhtu? Ei, kolmapäeva õhtu. Ei, ma hakkasin mõtlema lihtsalt, esmaspäeval oli meil saade. Ja teisipäeval läks käima. Ei, esmaspäeva õhtul, jah, olid esimesed asjad. Teisipäeval kogusime, teisipäeval ländsid üle. Ja teisipäeval ländsid üle, jah. Ja ma ei tea, kuidas see kohtumine oli, sest pärast tuli välja, et ta tegelikult kandis sulle ju samal õhtul juba tagasi või järgmine õhtu. Ei, kohtumine oli esimest korda elus väga hästi kihvt poiss, rahulik, oli väga tänulik, siiralt õnnelik. Ütlesin ära, miks üldse mind niimoodi käima tõmbas. Siis tegin ülekande ja siis olid jutud räägitud, aga siis õhtul jah, see oli naljakas ka, et jah, kandis selle ühel hetkel mulle teadmata nagu, ta ei öelnud mulle enne midagi, et siis kandis tagasi. Ma panin kohe uuesti tagasi. ma juba teadsin, ma ei viitsi tegeleda selle kõik tagasi kandmisega. Ehk siis mingi pank sai kõvasti kasumit selle mehed põrgatasid. See oli nagu see reklaam, ma ei tea, kas te olete näinud, kas nüüd Swedbanki või LHV, kelle oma see vanaema kannab lapselapsele 50 € ja siis kannab tagasi ja siis kannavad üksteisele. Vanaema kandis selle 50 € tagasi, edasi. Et see teenustasu ei ole. Aga jah, et asjad lahenenud, nagu ma aru saan, siis on ka solidaarsusrahadega asjad lahenenud, et mulle meeldib, kui asjad lahenevad. Ei tore, kui annetatakse, jah, et ei tea täpselt, kes nagu, aga piisas mingitest mõnest kõnest, ma saan aru, ja siis kohe nagu pandi seljad kokku ja annetati. Ja ühesõnaga mingid nimetamata klubid siis otsusid, et nad vabatahtlikult annavad. Ja aga see on ju täpselt see, millest me rääkisime, et kes ei taha anda, ei anna, aga ühelgi klubil pole, ma eeldan, et see raha ei tule UEFA poolt sellepoolse nõudega, et te ei tohi anda. Iga klubi võib ju, selles mõttes, et eraklubi võib oma raha jagada igale pool laiali. Loomulikult võid kõik ka heategevusse panna, kui tahad näiteks, eks ole. Lihtsalt praegu ongi selles suhtes ebavõrdne olukord, et meil on Premier League'is klubid, kes omavahel konkureerivad, kes osad lihtsalt otsusid anda ja osad ei otsustanud. No, minu jaoks nagu see kogu see asjade käik, ilmselt lõpplahendus on selles mõttes nagu hea, et need esiliiga B-klubid, kes olid, eks ole, sellega arvestanud oma eelarves, said selle raha, näiteks Martin Reim ütles ise ka, eks ole, et õppetund ka meile, et tegelikult nagu kui nagu kindlalt paigas ei ole, siis ei tohi arvestada edaspidi. Et tundub nagu väike summa, aga Eestis on iga 5-kohaline summa ikkagi. See, mis edaspidi saab, see hakkabki huvitav olema. See tuleb paika panna. Ei, seda saab nüüd varem ajada, eks ju. Et see nüüd ju sellepärast see läks nii hilja peale, et see teade alles, et niimoodi see süsteem muutub, tuli alles ju novembris. Ehk siis praegu sul on varem teada, sul ei ole lõpuni teada novembrini, kes, eks ju, on need 10 klubi, kes Premier League'is mängivad võib-olla. Aga kui sa võib-olla enne jõuad seal mingisugusele kompromissile kõikide klubidega ja ka nende klubidega, kes võib-olla potentsiaalselt tõusevad, siis võib-olla on seal midagi võimalik nagu varem paika panna. Ei, ma arvan, et peabki, kindlasti on võimalik varem, kui rahulikult varem see läbi rääkida. Praegu oli nii, et selle rahaga, ma saan aru, et arvestasid mingil määral mingid kõrgliiga klubid, eks ole, mingid esiliiga klubid, sama rahaga põhimõtteliselt. Et see on absurdi huumor, nii ei saa nagu Eestis eriti nagu, kus meil klubide sissetuleku võimalused on niigi väga piiratud, eks ole, sa ei saa nagu niimoodi selliseid ootusi panna ja nüüd siis tegelikult nii-öelda nagu pahad oleksid siis nagu need klubid, kes nüüd ei andnud seda raha, millele neil ka justkui nagu oli õigus, eks ole, et see mingitel sellistel vabatahtlikel annetustel, seda võib teha täpselt Otto Robert Lipu heaks, aga sellele ei saa püsida nagu mingisugune klubide rahastamine, see on jura nagu. Ma loodan... UEFA annab ka vabatahtlikult seda raha, selle peal püsitaksegi, kui niimoodi välja suumida. Okay. Aga see selleks, räägime Premier League'ast ka natukene. Premier League'as mängiti ära 3. voor nädalavahetusel ja oli päris huvitav voor ikkagi, üllatavaid tulemusi, üllatavaid mänge oli päris palju ja kohe esimeses mängus oleks peaaegu juhtunud päris suur sürpriis. Pärnu Vaprus ja FCI Levadia mängisid omavahel, Vaprus läks mängu juhtima Henri Välja väravast, enne kui siis Levadia teisel poolel Joao Pedro väravast viigistas ja seal täiesti lõpuminutitel, üleminutitel Nokoto penaltis siis võidu kätte sai. Vapruse hooaja algus, Kalju, Flora, Levadia
ja peaaegu oleks 4 punkti olnud. Pingevaba ju. Polnud kaugel, jah. Polnud nagu nii-öelda nende mängud, kus neilt oleks midagi hirmsasti oodatud, eks ole, see rahulikult peale minna. Ja no isegi see 3 punkti praegu on see selgelt nagu mingis üle ootuste nagu või võtad vastu selle, eks ju, nagu kui enne pakutakse. Ja emotsionaalselt okei, eks ole, selle Levadia lõpp muidugi pettumus, aga nagu mäng kui selline, sellest saab, ma arvan, ikkagi nagu selle esimese pettumuse järel nagu ka positiivselt kaasa võtta. Näed, saame ka nendega mängitud, kõik on okei. Vaprus oli, kaitses oli väga vapper, nagu nimi ütleb, ja kuidagi pakkisid selle karistusala kinni, Levadial nagu liialt palju kuidagi ideid või mingisuguseid mõtteid ei olnud, kuidas seda asja nüüd lahti muukida. Ma vaatan, et kevadised mängud on sellised, et ega ma ise vaatan soojast toast telekast, päike paistab, väike tuuleke on ka, aga ma tean, et seal need mängud sellistes tingimustes, need kõlab nagu natukene veidralt, aga seal platsil olles sa sellel hetkel nagu sa ei naudi tegelikult täie rinnal seda mängu. Seda mängida seisukohast, mida see tähendab? See on, esiteks on seal oli tegelikult retsilt külm, see tuul on ikkagi külm. Siis on päike paistab, tugev tuul on, siis on sul päike, seal on kevadine päike on silmas, sa ei näe oma mängijaid normaalselt, siis on see kunstmuru kuiv, sellepärast, et vihma ei ole, tuul veel kuivatab seda platsi ka. See on selline ebamugav kannatamine tegelikult selles mõttes nagu füüsiliselt, et selles mõttes natuke nüüd mängi vaadates tundsin kaasa, et okei, Pärnus on õnneks enam-vähem see plats on pehme, aga me jõuame veel sinna teistesse otsadesse ka, kus me seda teemat võib-olla puudutame lähemalt. Aga ta on ikka karm ja rääkisin ka, eriti näiteks Valneriga rääkisin pärast mängu, et ikka oli väga külm oli. Temale eriti, sellepärast, et seal on väga suurt turmtuld sul väraval ei ole, aga sa pead selleks 8 olukorraks valmis olema, kui see pall tuleb sulle, aga seal hakkab tõesti külm. Ja Vaprusel on ju vendi küll, kes joosta jõuavad, eks ole, et sul kogu aeg on ikka mingi oht õhus, eks ole, et äkki tulevad kontrasse. Et jah, aga mängu ma vaatasin, ütleme, vaat see ongi, vaat sellepärast tuuaksegi legionärid, et sellistes momentides nad oma selle kvaliteedi ja oskused maksusele paneks. Ja Brasiilia nõksu kasutaks. No täpselt, et sellistes mängudes on vaja esile astuda ja sellistel hetkedel on nende abi vaja, eriti tugevalt ja ütleme, seda kvaliteeti ju Levadia legionäride hulgas on päris kõvasti, et see samamoodi, et see Joao Pedro löök on ju puhas individuaalne meisterlikkus, hea löök ja siis ega see viimase minuti penalti on vaja ka ikkagi sisse sättida, et see ei ole lihtne. See on vaja teenida ka. See on vaja teenida ja see ei ole lihtne. Teravuse pealt ju teenida. Ja see ei ole lihtne moment, kus olla. Aga Levadial 2 ikkagi päris sellist rabedat mängu tegelikult järjest. Tammeka vastu ka see 3-2 võit ju tuli suhteliselt lõpus ja mingis mõttes nagu natuke justkui sarnase mustri järgi. Ma ütleks, seda saab kahte pidi vaadata, et nagu 2 rabedat võitu. Aga sa võtad need ära ikkagi. Sa võtsid ära. Täpselt nendel 2 kunstmurul ei ole mugav, minu mõelest Tartus oli ka ju see päike paistis, eks ole, täpselt samad olud, sarnased kunstmuru seal veel kehvem, eks ole, võrreldes Rehepapi omaga sa lööd 88. ära ja siis sa teenid umbes enam-vähem 88. ja lööd 90. penalti ära. Näitab nagu kvaliteeti. Kindlasti, mis muidugi nüüd, ma arvan, Kurro Torresele natuke meelehärmi teeb, on see, et sa lased Tammekal lüüa 2 ja Vaprusel 1, et selle poole pealt. See, et sa ise lööd, et neil nagu rünnakul seda just täpselt nagu sa ütlesid, seda individuaalset kvaliteeti on, et harutada lahti ka vajadusel kaitses istuv vastane. See on ju väga tore, kõik mulle tundub kohati, et seal on isegi vaata, et seda juba nagu ülemäära, et treeneril juba raskusi umbes, et keda ma valin, keda võtta, keda jätta, aga see on selline luksusprobleem. Aga see, et sa kaitses lased endale lüüa, ütleme see esimene värav, eks ole, tuli, ma arvan küll Levadia poolt vaadates ikkagi nagu liiga kergelt nende jaoks. Vot seal ongi okei, nüüd on Tammik esmakordselt valiti A-koondise nimekirja, aga võeti vahel välja ka selles aga võeti vahel välja, seepärast ebaõnnestus see mäng tegelikult kaitsefaasis tal. Vapruse värav tuli ka ju. Tal jah, et rääkisin ka mõne temaga koos mänginud jalgpalluriga ja tal on see Valneriga sa rääksid, jah? Ei, varasemalt koos mänginud, mitte Valneriga. Et Tammeka aegades, tal on jah siuke tüüp viga sees jah, et nagu tolles momendis, kus Levadiale värav löödi, kus Virgo Vallik astus tast mööda, ta läks seal
noh, ta tegi seal, ta eksis seal 1 kaitses ikkagi väga tugevalt ja ta astus tolles hetkes ka, et läks parema jalaga palli ründama sellel momendil, kui Vallikul oli tegelikult pall kontrolli all ja kui mina olen palliga ründan kaitsemängijad, siis ma tegelikult ootan, et noh, tee esimene samm enne mind. Ja ta tegi selle, ütleme, ta on siis vasakpoolne keskkaitse ja kui sa teed selle näoga külje joone poole ja sa teed selle parema jalaga, siis sa oled momentaalselt mängust väljas kohe, kui ründaja see puude õnnestub sellel hetkel, kui sa hakkad kaitsjana seda liigutust tegema. Ja ta on varem ka seda sama asja teinud, et see on üks asi, mis ta peab enda mängust välja juurima, et ütleme, noh, nüüd siis tänasel päeval koondise tasemel juba koondise trenniski silma paista ja seal edukas olla. Et sellised asjad, noh, need hakkavad määrama. Et mida tase kõrgemaks, seda rohkem see määrab. Levadias ka, aga selleks ta sinna läks, eks ole, et seal areneda. No just, et noh, seal väga selgelt eksis ja noh, ei olnud õnnestunud mäng, aga neid tuleb sisse, noh, täitsa aru saadav, et selline võib-olla sellise stabiilsuseni on veel natuke minna. Aga noh, Levadiat vaatad ikkagi 3-3 ja 10 väravat löödud, noh. Okei, 3 on lastud, see võiks alati väiksem olla see number nende jaoks ilmselt, aga ei saa nagu nuriseda, kui väravate vahe on +7. No jah, sest esimene mäng tuli, mis oli 5. Jah, aga noh. Eelmine aeg lastud väravat arv jäi ju sinna 20. Ma ütlen sulle. Sul on tabel ees. 36 graafik. Ei ole 20, 19. No eelmine aeg lasti 19, noh ikkagi üli väike number. Aga Fomba on läinud, noh ta oli kindlasti kõva valuuta seal kaitseliinis. See ongi ainus muudatus tegelikult. Meeletu samm tagasi, sest eelmisel hooajal oli 3 esimese mänguga ikkagi väravate vahe 14-0. Levadia kõvasti kuuekad ja asjad tulid järjest, eks ju. Ja seal tuli 2 kuuekat kohe alguses. Et noh, see Levadia ikkagi talv ka ju, noh, see laager ei õnnestunud ka neil tulemuste mõttes nii hästi, seal mingid haigused ja asjad üks ju segasid. Ja nüüd see hooaja algus ka ikkagi ei ole niivõrd kindel olnud kui eelmine aasta, aga nali naljaks, eks ole, noh ikkagi, kui sa ära võtad, siis oled tubli. Aga noh, järgmine mäng Nõmme Kaljuga pärast koondise pausi esimene nii-öelda liigasisene siuke tugevam vastane, eks ju, et justkui nagu medali pretendendi vastu, et vaata, mis seal saab, et Kaljuga nad korra siin superkõrgis juba valitsid ja oli väga põnev mäng. Ja siis siin otsa kohe vaja Transile külla sõita, mis pole ka lihtne kindlasti. Transile külla sõitmisest rääkides, Narva Trans Paide linnameeskond 1-0, Bergo Poore väravast Narva siis selle mängu võitis, aga noh, kõik pealkirjad ja uudised sai enda peale või noppis siis endal ilmselt siis Paide peatreener Ivan Stojkovic, kelle ränd siis pärast mängu seal oli, ma ei tea, minu jaoks lausa koomiline. Ei olnud väga ränd. Selles suhtes ikkagi oli ju. Seerblane räägib ikka emotsionaalselt. Nagu. Ma olen talt nagu palju emotsionaalsemaid veel näinud, aga jah, meie jaoks muidugi et no ühesõnaga point oli selles, et kõiges on süüdi väljak, kus ei saa normaalselt mängida ja mis see lause oli, et ta ei taha olla treener isegi sellises liigas või ta ei ole õige treener sellises liigas? Vist umbes nagu nii, et see liiga nagu, noh, ma ei oska olla treener sellises liigas, oli nagu mõte, eks ole, et see ei ole mulle. Ma kujutan ette, kus ta nauditi neid momente, või ajakirjanik, kus ta naudib. Pealkiri. Mitte pealkiri. Et kus sa tead, et sul on ilmselt suhteliselt emotsionaalne treener tulemas sinna kaamera ette, peatreener ka, et kus sa lähed juba et sa tead, et sealt midagi tuleb pärast mängu, et see ei ole lihtne ju tegelikult seda intervjuud, ta on eriti veel, noh ütleme, Serbia rahvusest inimesel pärast kaotatud mängu, noh, et sinna on sisse, üldjuhul on sinna sisse kirjutatud, et sealt midagi tuleb, et ma ei tea, peatreenerite puhul, mõndade puhul võiks ikkagi teha jah, et otse intervjuu võtame kelleltki rahulikumalt ja siis laseme 10-15 minutit taheneda asjal ja siis võtame. Välismaal tõmmatakse ka vennad kohe väljakul seal mikri ette ja siis tuleb ka sealt igasugust. Ega see on igal pool nii. Peatreenerid. Aga lihtsalt, kas me räägime natuke sellest, mis ta ütles ka, sest nagu ma ei tea, väljak oli ju võrdne mõlemale, see ei olnud üllatus, et see väljak selline on, see oli ammu ette teada, Paide on nii Stojkovitši käel kui ka enne Stojkovitši käinud seal Famal mängimas. Tema ütles seda emotsionaalt, ta ütles seda vist eelkõige läbi selle, et nemad nädal aega harjutavad ühte asja. Aga miks sa harjutad siis ühte asja, mis ilmselgelt ei tööta? Ja siis nad ei saa seda mängida.
no kuidas sa saad niimoodi nagu, kuidas sa saad seda vabanduseks tuua, kui sa ise oled treener, noh, Ei, no ma olen jalgpalliinimestega rääkinud, no Ivan Stoikovitši kirjeldatakse nii Paide seest kui väljast, kui treenerid, kes on väga-väga kinni oma mingites filosoofiates, oma mänguplaanis, oma mängujoonises, ta ei ole sealt eriti nõus tegema mingisuguseid, eks ju, kompromisse. No sealt riigist tulnud treenerid olid kõik siuksed. See ei ole isegi, ma arvan, et selle riigi küsimus, see viimastel aastatel on jalgpallis ju tõusnud see trend, et me näemegi ka tipptasemel treenerid, kes on väga kinni mingites asjades. Kas sa panid tähele, see maailma jalgpallist on just see suur vastasseis Fabio Capello, Pep Guardiola viimastel päevadel. Capello on torganud Guardiolat, kasutas lausa sõna, et sa oled ülbe. Et sa arvad, et sa lähed umbes surud kõikidele meeskondadele oma mängu nagu peale. Väidetavad, seal on mingisugused juured nagu ikka ulatuvad veel Guardiola mängija aegadesse, kus ta ükskord olla suu lahti teinud, kui Capello alles rääkis ja siis Capello siiamaani peab vimma nagu ja kõik see. Ja siis nüüd Guardiola ütleb jälle, et sa oled selle ise selle Itaalia jalgpalli ära rikkunud ja igavaks teinud selle kõik. Ehk siis sellel tasemel ka tõmmatakse aga saagi ühest otsast, teisest otsast niimoodi. Et nüüd ongi nagu natukene see, et jah, Guardiola on see, eks ole, kes tahab mängida ja praegu on hea näide, eks ole, see, mida ta tahab teha, ei tööta, aga ta ka teatud määral Manchester City's keeldub nagu seda kõrvale jätmast. Kusjuures Guardiolat ma just absoluutselt ei süüdistaks selle, sest tema on pidevalt nagu seda uuesti leiutanud seda mängu, ta on toonud seda kogu aeg uusi asju sisse, ta on olnud see teejuht, eks ju. Aga see lähenemine, eks ole, et minu meeskond mängib nagu nii, nagu ma tahan ja me peame lihtsalt vastastele selle peale suruma, mitte, et vot, seal on sihuke väljak, seal on sihuke meeskond. Aga see ei ole isegi see, et see ongi see, et sa igal juhul sa tahad mängida niimoodi, nagu sa paberile või tahvli peale joonistad. Meil ongi mingisugused Ange-Poste Koglud, kes ükskõik mis olukord on, et ta mängib ikka samamoodi, tead, see on nagu väljakul nagu jalgpalline enesetap, mis sa teed, aga sa teed seda ikka, Vincent Kompanii kukkus, eks ju, Burnley'ga meil Premier League'ist välja, tegi ühte sama asja, sai Bayernisse tööle ja ma ei ole nagu kindel endiselt, et see tegelikult on nagu asi, mida treenerid millega nad peaksid nagu vastu rinda taguma, kui sa oled nagu kohanematu või sa ei ole nõus kohandama asjaoludele oma mänguplaani. Ega siin Capello ei ütle ka, eks ole, et ta just tegelikult nagu süüdistabki jälle mõnes mõttes Guardiolat, et sa nagu liiga ka nagu vastuoluline jutt, eks ole, et sa nagu ka liiga palju nagu trikitad ja siis kõik nagu ahvivad sind ja siis on kõik nagu laiali, et jalgpallis ei ole siis nagu mingit struktuuri ja korda ja kõike seda, et mäletan Capello aegset Inglismaad, mängis ikka väga koledat, igavat jalgpalli nagu selles mõttes, ega sealt nagu väga palju tulemusi ka tegelikult ei tulnud. Et selliseid vastuolusid leiab nagu ikka, ärme seda nüüd ka unustame, et Stoikovitši tegelikult treenerina on selles mõttes noor, kogenematu, ta ka nagu õpib alles. Et tegelikult minu meelest see on tal ka nagu üks õppimise koht, et jah, iseenesest, ega ta midagi valesti ei öelnud, Narva kunstmuru ongi võrdlemisi iseasi küsimus, kas seda peab pärast mängu niimoodi kaamerates välja ütlema. Ja seal ütleme, ei saagi ilmselt mängida sellist jalkat, nagu ta ideaalis tahaks. Aga nüüd on see küsimus täpselt nagu sa ütlesid, et sa ei ole esimest korda seal. See ei ole ju mingisugune üllatus. Sul on nädal aega valmistuda, sa saad natuke kohendada, sa saad natuke teistmoodi mängida, eks ju. Sul on reinkord ees, pane neid pikki palle kas või midagi. Mul tuli meelde kohe jälle see, mida ta ütles hooaja eel, et meil esimene voor eelvaate jaoks rääkisime, siis ta ütles kohe, et me oleme üldiselt meeskond saab mu ideedest aru, kõik on väga tore, aga meil esimene voor on Kuressaare võõrsil, et ma tean, et seal ei saa ju nii mängida, nagu ma tahaksin, eks ole. Et siis oli nagu see arusaamine olemas. Ja okei, nad olid seal ka hädas, lõpuks olid 2-1 ära ikkagi, aga subjektiivne tunne, ma nüüd päris tulemusi ei hakanud niimoodi näpuga järge ajama, et aga need sellised staadionid, väljakud on neile nagu varem ka probleeme valmistanud, et lõpuks on ju see, et mille peale sa mängid tulemuse peale. Et kui sa nagu tahad, mine võtta see kole 1-0, siis keegi ei heida sulle seda ette, eks ole. Kui sa saad ma ei tea, oma ideaali taga ajades võib-olla isegi väga ilusa mänguga, saad ikkagi 0-1 kaotus. CV peal võib-olla mingisuguse, kui sa kuskile Kesk-Euroopasse tööle tahad minna järgmisel korral, siis võib-olla see ei ole CV peal ilus, kui sa oled niimoodi mänginud seal vahepeal, et oot, mis siis, et me võime sinult oodata ka mingisugust koledat jalgpalli või. Ma ei tea, et kuidagi see tulemuste ja mängupildi nagu tasakaal mingis mõttes on paigast läinud. Üleüldse see ilus ja kole, see on nagu see, eks ole, kuidas räägitakse meistrite liigas meil oli jälle Atletico Reali vastas, siis kogu aeg on see jutt, et kuidas Atletico mängib nii koledat jalkat, nii kinnist jalkat, nagu, eks ole, kui sa tegelikult neid mänge vaatad, siis nad panevad rõhu kaitsele. See ei tähenda seda, et nad, ma ei tea, keelduvad ründamast või et nad ei oska rünnata või et nad ei mängiks aeg-ajalt, vahel mängivad vasturünnakute peale. Aga see ei ole nii, et lihtsalt paneme nüüd
5 meest väravavaht ja siis seisame seal, et noh, nad ei mängi ju sellist jalgpalli tegelikult. Et tasakaal kuidagi ja seal minu meelest natukene on nagu väike nihe, et kui sa nagu näed, et mingi asi ei too tulemust, siis sa ei saa ju seda rehavart endale kogu aeg järjest 2 silma vahel kinni osta, eks ole, öelda pärast, et väljak on süü. Kui sa tahad tulla Eesti meistriks, kas sa saad sellise filosoofi või sellise treeneriga nagu pikas plaanis mängida? No võt küsimus, eks ole. No, Ivan, ma tahan nüüd näha, kas ta nagu, mis järeldused ta sellest nüüd teeb, eks ole, et noh, läks, proovis. Vaat, kui selline väljak, siis noh, mina ei suuda seal treener olla normaalselt ja siis saamegi tappa. No, kas see on nagu okei suhtumine siis lõpuks? Jah, ma olen selles mõttes suures pildis nõus, et noh, selliseid asju, noh, sa võid klubi sees riietusruumis välja öelda või noh, nende asjade üle nagu nuriseda, aga et kaameras seda välja öelda, noh, ei ole, noh, ei teha niimoodi, on jah, üldjuhul. Aga jah, Ivan Stoikovits on, noh, nagu sa ütlesid, et veel nii-öelda oma loodetavasti treeneride alguses ja noh, minu maitsele natukene ta on nagu liiga niisugune aktiivne seal mängu ajal, küll ta üsna emotsionaalne, küll ta seal ikkagi karjub, aga on ka rohkem tulnud seda niisugust julgustava sõnumi saatmist väljakule, nagu seal vähemalt nädalavahetusel kaamera silma ette jäi, et tihti plaksutas, oli rahul, aga samamoodi tuleb ka neid kehvemaid momente sisse, et ja kui sul on seal väljakul, eks ole, noori mängijaid, siis no ütleme, Henrik Ojamaal on tõenäoliselt täiesti ükskõik, mida see peatreener võib käte peal ka seista seal, eks ole, ta ei pööra tähelepanu, noh, filtreerib välja, eks ole, vajalikku ja teeb nagu oma asja, aga kui sul on need noored mängijad, siis see mingi üks sinu emotsionaalne sihuke röögatus, noh, võib viia teoorias nagu endast välja. Aga jah, tänaseks päevaks, noh, peaks ikkagi teadma jah, et Narvas on vahet pool, ükskõik kunas sa sinna Narva lähed, noh, ma olen seal käinud kordi, ma ei tea, 40 või 50 või ma ei tea isegi mitukümmend korda ma seal Narvas olen käinud. 2 korda aastas, no ikka... No 20 aastat 2 korda aastas, siis on 40 korda. No, mõni karikas ka veel kuskil. Ja siis mingi hetk sai ju Sillamäel ka käidud, ega see ju palju ei erinenud sellest Narvast. et sealt on vaja lihtsalt, noh, need üksikud mängud on, kus sa paned seal 5-0 ja tuled tulema. Et seal on, noh, kogu terve see aeg on seal hambad ristis, peaasi, noh, nurgalöögist lööd ära seal, kuidagi saad tulema. Et noh, see on teada asi, see seal Narva tugevus on, Narva meeskonna tugevus ja nii on. Ja see on ka teada, et noh, Trans ise, ma ei ütle, et nad ainult seda teevad, aga loomulikult, kui nad nagu teavad, et see on nende trump, siis nad mängivad ju sellel. Et noh, sa pead valmis olema, nad kogu aeg seda, et ükskõik mis treener neil seal on, eks ole, ikka nagu mingil määral selle peale mängid. Aga mängust nagu rääkides ka või? Räägime natuke mängust ka, no. On palju rääkida. Ei no mis see no Charju Ingele jääb see värav minu arvates küll vähemalt. Sealt ikkagi sa pead, noh, sellise tasemega väravat peab sellise palli ikkagi kinni püüdma. Tal natuke kiilus seal vist kinni või ma ei teagi, mis ta... Sina olid ka väravaht, ei olnud? Või mis sa olid? Olid ka väravaht? Futsalis on olnud, jah. Ära minu otsa vaata. Sa pole midagi olnud. Et seal natuke ta kuidagi ehmatast, läks just üle lati seda lükkama, aga kuidagi oli juba nii väravas sees, et lükkas selle omale seal sisse. Aga Gabore intervjuu muidugi oli päris pull. Ta vist väga nagu sina veel inglise keelega ei ole, aga ajakirjanik ikkagi pommitas. Aga Gabore juba eelmine aega tegelikult me rääkisime tast, et asjalik vend ja noh, ütleme, et Kozuvovski ülesanne on ta ikkagi selles mõttes kontrolli alla saada, et need numbrid, mis tal distsiplinaaris eelmine aasta olid, 14+2 või? 14 kollast ja 2 punast. 14-16 tuli siis tegelikult, ma vaatasin... Sellest tekkis ka ju segadus. Jah, topeltkollased, aga ühesõnaga segadus tekkis nagu sellest, et miks isegi meil raputame endale tuhka pähe, me ei olnud ka arvutanud seda, et ta sai... Miks ta siis eelmisest mängust eemale jäi? Me reklaamisime igal pooli välja, et fantasy kindel valik ja kõik super. Siis me ei mänginud tegelikult, oli mängu keeruline. Me ei mänginud ja siis saime natukene Transikast õigusega täiesti pahandada ka, et huvitavad keegi ei teadnud seda, aga tuleb välja, et üldse keegi nagu ei teadnud, et noh, vabandust, nüüd Transi ees
väike halb nali, aga et varem on nii juhtunud, et nagu kõik teised teavad, aga Trans ei tea, et nüüd siis oli sedapidi, et Transil olid ilusti kõik asjad paigas, kõik super. Aga ühesõnaga eelviimane voor eelmine hooaeg. Eelviimane voor, kus ta Tammeka vastu, kui keegi mäletab, siis ta sai esimese poole ja tegelikult nagu ametlikult lõpu järel sai punase kaardi. Seal oli see, et enne sai kollase vist. Ta sai kõigepealt kollase, kuna läks kohtunikult midagi, ma ei mäleta, mis olukord see oli. See oli avapoole lõpus oli mingi olukord, kus talle justkui tehti viga, mida kohtunikud ei vilistanud. Ta läks vaidlema, ühesõnaga kohtunik vilistas esimese poole lõppenuks, ta läks vaidlema, sai kollase selle eest, vana hea rahulolematuse näitamine sõnas või teos. Ja seal oli mõlemad. Ja siis ta pani, see kollane oli talle siis sel hooajal 14. Pluss siis veel üks mäng, kus ta oli saanud 2 kollast ja kokku punase, ehk siis tegelikult nii võttes ta teenis 16 kollast hooajaga, mis on ka kõva saavutus. See on selline Risto Kägolik sooritus juba eriti stratosfääris. Ja eriti tugev on see nagu ründavalt mängijalt. 16 on ikka. Ma vaatasin huvi pärast üle ka, et minu meelest tal olid, kui need selle 37. vooru omad kõrvale jätta, siis tal oli vist äkki kas 2 tükki oli, või isegi 1 enne seda oli rahulolematuse eest, ja siis 2 tükki olid see lugupidamatusmängu vastu, mis on ka erinevad asjad, aga ülejäänud olid kõik nagu vea eest. Et see on nagu ikkagi asi, kus täpselt treener peab nagu ütlema, et kuule, et ole nüüd hea, nagu ära jäta seda. Ära sina palun takla. Ära sina, see ei ole su trump ilmselgelt, löö ära, vaid see tuleb sul päris hästi. Sinust mööda minnakse, on meil 9 venda veel. No iseasi, palju seal neid vigades neid vigasid on, kus ta on nagu on tossama läinud ja natuke jõuliselt sisse läinud. Videot ei võtnud nagu ette, aga ütleme, mälu järgi nagu ei meenud, pigem on olnud mingid sellised, tulevad meelde mingisugused kohmakad, nagu kellegi maha tõmbamised. Aga ühesõnaga täpselt, et kui sinust mööda minnakse, et siis on teised veel rahu. Millest me rääksime, et ühesõnaga ta sai kollase, see oli tal 14, mis siis tähendab juba automaatselt järgmiseks mänguks keeldu. Siis ta jätkas kohtuniku töötlemist, paraku pani ka kohtunikule nagu nii-öelda käed külge või läks füüsilisse kontakti, sai selle eest otse punase, mis on loomulik, ja sai selle eest siis selle punase kaardi eest sellise klassikalise 1+1 karistuse. Ehk siis 1 mäng automaatselt ja 1 tuleb selle eest lisa. Kuna see midagi väga hullu ei olnud, siis polnud nagu rohkem mõtet anda. Ja seetõttu meile tundus ka hästi lihtne, et jätab vahele viimase voorumängu ja siis uuel hooajal esimese mängu, 1+1. Aga see, et tegelikult tal selle kollase eest oli juba veel 1 mängukeeldu kirjas, see jäi meil nagu kõigil märkamata, sest sellist asja juhtub ju üliharva, et sa saad kollase ja siis otse punase, eriti seda enam, et nad tulid 30 sekundilise vahega. Ja kuidas 14. kollasega jätab vahele? Sest et kui sa saad 4 jätad vahele 4 ja siis läheb 2 kaupa. Siis 8 alates läheb 2 kaupa või? Oli 8 alates 2 kaupa minu meelest. Ühesõnaga mingist hetkest mulle lähevad alati sassi seal, kuhu tema oli jõudnud, seal selles stratosfääris, selles juba läheb, lõpuks siis läheb juba 2 kaupa. Sest muidu... Ehk siis ta pidi kokku jätma vahele 3 mängu. Just. Ehk siis eelmise hooaja viimase ja selle hooaja 2 nüüd on tagasi, Transi kontor ainsana teadis seda. Põhimõtteliselt küll, jah. Sest ega meile ju, me eksisime, aga meile nagu ka kuskilt ei tulnud mingit tagasisidet, oot, et mehel on keeld. Ja, aga tegelikult vist, kas Jalgpalliliit tänasel päeval ju annab klubidele selle info? Annab, aga minu meelest endiselt on klubide kohustus, nagu klubi vastutab ikkagi ise. Selles mõttes, et see jookseb sul süsteemi sisse, aga et kui süsteemis peaks olema mingisugune, ma ei tea, error Matrixis, siis ikkagi tegelikult klubi vastutab. Sest mis on loogiline? See peab jääma nagu klubi vastutada. Sest neid apse on ju viimasel ajal ikkagi väheks jäänud võrreldes siin, ma ei tea, 10 aastaseda. Klubid on läinud profimaks lihtsalt. Ja ütleme nagu näiteks Transi näitel, et kui sa ikkagi 1 korra oled nagu selle reha otsa jooksnud, siis ilmselge, et sa nagu järgmine kord kontrollid 7 korda üle. On sul kontori peal see tahvel, kus on kõikide need kollased kaardid ja kuskil. Transil on seda vaja ka, neid vendik on, kes võtavad. Kabore võts ka nüüd esimeses mängus kohal. Aga Transile ja Kosuhovskile ja kompanile on ikkagi oluline, et natukenegi see osakond kontrolli alla saada, sellepärast, et ilmselgelt on Kabore nagu kasulik vend, kui ta väljaku peal on. Väga. Ja ei saa lubada endale seda, et ma ei tea, selliste numbrite puhul ta jätab ju vahele mingi 5-6 mängu hooajal. Oma jagu, jah. Igaks juhuks ütlen ka, et ründava mängijana siis kollane tuli selle eest, et lubava rünnaku peatamine. Figaro siin, Figaro seal. Seal ta võttis vist mingi pool kontra maha. Ühesõnaga Narva siis sai hooaja esimese võidu muideks ja Paide hooaja esimese kaotuse.
esimest võitu ei saanud Tallinna Kalev, küll aga sai FC Flora, kes siis Kalevist sõitis 4-0 üle võõrsil mängus, justkui nii öelda. Sappinen, Kuraksin, Tõuges ja Poom said siis seal väravad kõik kirja, Floral oli ka 2 penaltit kasutada, Sappinen ühe lõi üle, eks ju, mitte latti. Ja teise siis sai Kaares proovida mängu lõpus, oleks olnud võimalus siis viimane võimalus tulla Premium Liiga ajaloo noorimaks väravalööks, aga Sander Lepal olid teised mõtted peast, tõrjus ära. Ta pandigi, seda mängu ma ei näinud. Anti talle, pandi lööma. Kust see info tuli? See, et tema lööb. Minu mõelest Poom nagu võttis palli ja andis. Ma arvan, et sellest oli, meiega kirjutasime sellest. Sul saad 4-0 ees, saad lubada endale sellised asju. Jah, 4-0 oled ees, eks ole. Poomil on värav kirjas ka juba, värav pluss sööt ja kõik olemas, et las poiss lööb. Ei löönud üldse halvasti tegelikult, ega Lepp aimas nagu nurga ära ja võttis ära alt nurgast lihtsalt. Kahju natukene. Ja tal oli võimalus, siis oligi viimane võimalus, jah? Ajalugu teha. Ikkagi päris tursket ajalugu. Kusjuures selles mõttes ka tore nagu, et imeväike võit Kalevile. Sest seni on ju Martin Vetkal Kalevi eest, selle rekordi omanik. Midagi said sellest mängust ikka kätte ka. Ja ma arvan, Lepal ka vaata oluline, et ta, eks ole, kohe hooaja alguses tegi ühe hirmsam rohmaka, eks ole, nüüd sul on ka nagu 4 tükki tuli, ega tal seal nagu väga palju nende väravate puhul teha ei olnud, et 4 tuli ja samas saad nagu mingi positiivse emotsiooni sealt lõpust ka kaasa, sest Kalevi algus on ikkagi olnud väga kehv ja Teemu Tainio pidi natukene ikkagi Soome, kuigi ta on keskmise soomlase kohta üpris temperamentne, väljaku ääres vähemalt mingi mäng, ma mäletan, see oli vist esimese vooru mäng, kus seal ikka müts lendas ja kõik asjad möll käis. Et ta ikka natukene tõmbas endale ise käsipidurit ETV mänguvärkses intervjuus, ütles ka, et me olime ikka täitsa, ma ei taha neid sõnu isegi öelda aga nad olid ka, kahjuks. Et see mäng läks Kalevil ikka päris aia taha, et kui neil siin eelmistes mängudes on olnud mingisuguseid häid perioode ja näiteks avamängus nad tegid väga korraliku teise poola ja kuigi ikkagi kaotasid lõpuks, siis see mäng läks nagu untsu, et hakkas kohe viltu vedama tegelikult ka juba algusest peale, kui seal ainult see, et teisel minutil Sappinen läks joone pealt Poomi lööki nagu jalaga torkima ja osutus suluseisus olevaks. See oleks nagu päästis veel, muidu oleks päris katastroof olnud, penalti puhul jälle nagu Sappinen päästis, aga Sappineni klassi näitaja ka, et sa alustad mängu enda kohta päris kehvasti, eksid penaltil ka veel, siis 2 minutit hiljem lihtsalt võtad, lähed, lööd. Ja mängu lõpuks on sul 1+1. Et võib nagu enam-vähem rahule jääda. Aga Kalevi puhul jah, Enrico Kajari mäng kestis alla poole tunni, Sappineniga oli ta seal hädas, võttis kollase. Ta ei olnud nüüd nagu, minu meelest, nii halb kuskilt otsast, nagu et vahel on see, näed, et okei, selle meil ei tule midagi välja, korjame ära, aga sa ei saa jätta keskkaitset Sappineni vastu kollasega väljakule vahel. Seal nagu tundus, et Sappinen hakkas seda nagu sihtima ka natuke. Jah, kogenud mängija kohe hakkab, võtab ju sihikule. Ja ütleme, et seal oli nagu natuke sükst hõngu juba, et kui ta ühe korra veel nagu jääb hiljaks, siis sealt tuleb see teine kollane ja üritati päästa, lõpuks ega seal midagi ei päästnud, et sai see uus keskkaitsa neil, see Momodou Jallo, sai mängida sellise mängu pealt väga raske midagi öelda ja seal nagu ei saanud kedagi esile tõsta. Et Kalev, ütleme, on siis see meeskond, kes nagu on 3 voorel üsna selgelt ikkagi teistest maast. Üsna selgelt maast teistest, jah, okei, nad on noor võistkond, seal nagu ilmselgelt on potentsiaali tohutult minna paremaks. Viimase 10 Premium Liiga hooaja kõige noorem koosseis, nagu, mitte see algkoosseis, vaid nagu tervikuna see koosseis. Ei, ta on selles mõttes üldse oli nagu huvitav mäng, et Floral ju ka läks see koosseis, kui nagu eduseis kasvas, siis ta läks aina nooremaks, võeti seal vanameistrid, allikut kõik välja, siis mingil hetkel selgus, et väljakul on 2 meest, kelle sünniaasta algab numbriga 1, ehk siis enne sajandivahetust sündinud, Sappinen ja Poom, mis Poom oligi lõpuni seal see vanameister väljakul. Et ta on hästi noor võistkond ja just nooruseks, aga sul on mingid kogemusi nagu vaja. Nüüd need kogemused tulevad, me oleme Kalevi puhul seda varem ka näinud, et ega need noored, nad on algul ebastabiilsed, siis mingil hetkel nad saavad ennast käima,
läheb asi paremaks, Kalevil ilmselt, ma arvan, ikkagi on ka vajadusel ressurssi, kui on ikkagi vaja hakata väga seda kõrgliiga kohta päästma, et siis tuua midagi. Ma arvan, et kui see suvel hakkab kui see praegu seisuga on, siis juba rong läinud. Siis on muidugi sellel ajal muidugi võib-olla rong läinud ja siis on ka see, et keda sa seal suvel nii väga tuua nagu saad, eks ole, et seda me oleme siin ka mõnes klubis näinud, et keskpäraseid välismaalasi pole mõtet tuua, nad ei aita. Eelmisest aastast näide olemas. Et raske on see Kalevi seis praegu ja emotsionaalselt ka kindlasti, et sa oled ainsana nulli peal, ütleme, Harju näiteks, kellega, ilmselt kohe räägime neist ka, aga et kellega nad eeldasid, et nad on umbes võib-olla seal ühel pulgal 6 punkti rohkem paugust 3 esimese mängu järel. Pluss veel omavahelises mängus oled ka ikkagi mitte ainult skoori mõttes, vaid ka nagu mänguliselt nagu alla jäänud neile. Et Tainio küll ütles seal ka mängu järel, jah, et ma olen nagu selles businessis nii kaua olnud, et ega ma nagu siin ei muretse või ei närvitse. Aga tööd on teha ja seal ka mingid poisid ilmselt lähevad kuskile noortekoondistesse laiali, et ega seal see koondise paus võib-olla neid nagu väga ka seda elu nii palju kergemaks ei tee, aga saame näha, see on Taini ei ole nüüd ka selline kõva nagu tõestamise koht. Me Harju esimese tuleku ajal nägime ka, et alguses oldi väga hädas, siis vaikselt kohaneti ja oldi ikkagi lõpuks konkurentsis. Kui sul on see võistkond on nii noor, siis see on tuleviku väetis, mis sa praegu siin, mida sa sinna kunstmurudele laotad. Jah, aga jällegi teiselt poolt, et Florale ka vajalik võit ja siin üks päev jooksin ka peatreeneriga kokku ja küsisin siis ka nende, ütleme, hooajeelsete asjade kohta ja kuidas üldse toimetamine käib ja ütles välja tegelikult, et pole veel tegelikult seda mahtu nii alla lasknud, kui võib-olla ideaalses olukorras ette nähtud on, et nüüd tuleb veel koondise auk siia vahele, et saab natukene nagu veel juurde panna. Et natukene maksad lõivu hooaja alguses selle pealt. Palju sul alles jääb sinna mängeid? Nagu, et koondisse lähevad ära või? Noortekoondistesse, jah. Aga eks saab näha, kas ja millal nagu sellest kõigest lõivu hakatakse lõikama, või tähendab kasu lõikama. Väga raske nagu Flora kohta midagi selle mängu pealt öelda lihtsalt. Aga see oli kohustuslik võit. Kohustuslik võit, aga selles mõttes Vassiljev ütles nagu õigesti, et need perioodid mängus, kus nagu neil nagu ilmselt tulevad välja need asjad, mida nad tahavad teha, et need lähevad aina pikemaks, et see on tema jaoks positiivne. Pärast koondise pausi Kure kodus ootab neid, kus on järgmine siuke mäng, kust Floralt eeldatakse kindlasti 3 punkti. Aga Kurest rääkides, Kuressaare ise siis sai oma hooaja teise kaotuse, päris valusa kaotuse ja suur üllatus juhtus. Teise valusa kaotuse juba 3. Jah, teise valusa kaotuse. Aga Kuressaare ja Harju mäng ei jäänud 1-1 viiki, nagu jäid kõik 4 eelmise Harju tulemise omavahelised mängud Premier Liigas, vaid siis Harju suutis seal lõpuminutitel 2-1 võidu ära võtta, et see 1-1 tundus juba selgelt on laual, aga siis ikkagi Danil Rudenko lõi seal 2-1 ja võttis Harjule siis kõik 3 punkti sealt Saaremaalt kaasa. Päris selline märgiline tulemus ikkagi Harju jaoks, ma ütleks võib-olla alustaks sealt poolt, et sul on 3 mängust 2 võitu kirjas, sul on kõik ikka väga-väga hästi praegu. Ma arvan, see eelmine mäng andis neile väga palju enesekindlust. Said tulemuse kätte, nad suutsid seda mängu ikkagi Kalevi vastu suures osas kontrollida. Kohe, pinged maas. Kuressaare vastu täiesti mängitav vastane, saad nagu väga rahulikult minna ja ikkagi see, et sul on mehed, kes löövad väravaid. Karel Eerme, jälle väga ilus värav, väga ilusti löödud, keerutatud tagumisse nurka. Individuaalne kvaliteet puhtalt. Ja Danil Rudenko, mulle tundub, et ta on kuidagi nagu sobib väga hästi sinna võistkonda oma loomu poolest. Et muidu me teame, Eesti poisid on sellised tasased, natuke seda põlemist võiks nagu rohkem olla. Lätlasel on sellel vennal on seda sädet ikka nagu mõnusalt sees. Ma ironiseerin praegu. Eestlane särab ja põleb nii, mis kolena. Kus? Seespoolt. Seespool, täpselt. Internetis. Seal. Aga ei, see mis me siin ütleme, eks ole, Eermel ka täpselt nüüd ongi, eks ole, et sul on mingisugune kõrgliiga kogemus, on all, esiliigas on sul väga hea hooaeg numbrite mõttes, nüüd tuled kõrgliigasse, saad kohe kätte, saad teise kätte, selle peale saab ju ehitada küll. Eelkõige ongi tore näha, et see mängija, Eermest rääkides,
et ta lõi seal esiliigas, on ju, aga pahatihti, kui tulevad kõrgliigasse, siis ikkagi ei ole suudetud sama rada pidi edasi minna. Et ma ei tea, võtame siit lähiminevikust ju Egert Õunapuu. Sa olid vigastused. Ma praegu ühe mehe võtan muide kohe vastasvõistkonnast Jevgeni Demidov tegelikult, eks ole, kes esiliigas lõi Vassiljevi käel ju lõi võrgud puruks kõrgliigas, ma ei tea, kas ta eelmine aasta sai 1 värava. No Eduard Golovjovi toome käis mängu, kui me juba nimesid nimetame, kes esiliigas on absoluutselt kuningad. Tema on võib-olla kõige. Inglismaal ka räägitakse, vaata, et sul on mingid mängid, kes on Championshipi jaoks liiga head, aga Premier League'i taset nagu välja ei vea. Aleksandr Mitrovic oli pikalt selline mees, kes lõi esiliigas tõesti seal mingi 30 ja lõpuks ta lükkas selle ümber. Siis sai käima endast. Täpselt, ärme kanname kedagi maha. Et seda on hea näha aga samas said oma võidu kätte ja siis ma vaatasin seda Kuressaare mängu, vaatasin ka, et pagan, et neil on ikka hea, kui neil sellises pundis, kes viljeleb sellist jalgpalli. Neil on hea. Selline pikad audid, tead, võitluse peale, nagu neil on, aga me seda ju ei saa neilt ära võtta. Ja mitte, et ma kuidagi halvas võtmes sellest räägiks, et igal meeskonnal ja klubil ja võistkonnal on oma nägu. Aga sellist jalgpalli viljeleda. Sellise jalgpalli viljeleda on ikka ülioluline, kui sul on selline mees pundis, kes oskab, tahab penalteid lüüa ja harjutab neid ilmselgelt, on näha, et harjutab ja see on nagu kõva valuuta, et kui sul on seal 20 venda on pundis ja kõik on sellised vaiksed hiirekesed ja ei julge ja ei suuda ja ei oska, siis on keeruline, aga kuna sealt tuleb neid pikkasid aute, tuleb pikkasid palle, kasti, nurgalööke, karistuslööke, see pall sinna kasti jõuab tänasel päeval, kus meil on VAR, võtab kõik need sellised käepuuted, nagu seal nüüd see Menkali võtab ära, siis on nagu hea näha, et on niisuguse kindla jalaga vend olemas ja Märten Pajunurmest jutt, jah, et kui keegi tõesti ei saanud veel aru. Nüüd ka ikkagi oli näha, et sättis sinna ülemisse kolmandikku. See oli ikka suht üles risti. 48 värav siis Pajunurmel Premier League ajaloos 77 kohta jagab siis kõigi aegade edetabellis Ilus number. Kaimar Saagiga, Sixten Kasimiriga, Gert Kamsiga ja Kando Pialaga muideks. Oota, mis kohal? 77. Mis kohal maa siis olen? Kus sa seda... Palju sul oli väravaid? 60 või 70 kandis. 6-70 kandis, vaatame kohe, kus sa... Kuskil seal peaks olema. Kus sa siukse selle... 63 on sul, jah, sa oled 47. Eesti kõrgliiga ajaloos või? Hetke seisuga. Top 50. Seal on isegi esimese Eesti aegset nimed sees. Nad ei jõudnud kahjuks nii palju hooaegu mängida vist, kui Jürgenson. Mis koht? 47, jah. Sa oled ühel pulgal Mark-Oliver Roosnuppu ja Vitali Kuusjeviga. No Vitali Kuusjev jääb sinna, Roosnupp ilmselt paneb putku. Oleks viisakas lüüa mõned juurde. Üks rohkem kui Turr-Henning Hamrel muideks. On mul või? See jääb paika, ma arvan. Aga kui Turr-Henning Hamrel on 62 väravat 50 mänguga, siis sul on 472 mänguga. 63. Ta oli tipuründaja, ma olin liber. Palju ta lõi järjest väravaid, mis mingi 13 mängu järjest lõi värav või rohkem või vähem? Siuke suurusjärk oli vist. Ma ei tea, ainuke, kes ma tean, kes siin järjest kunagi lõi, oli Alo Tupikov. Tal oli ka mingi periood, kus ta lõi iga mängi. Ainult legendid. Hüva. Harju puhul ainult ütlen veel kiirelt, et täpselt see võistkonna tasakaal minu meelest praegu väga paigas. Just see, millest rääkisime, et Kalevil on mingeid kogemusi ja midagi seda vaja. Harjul on kuidagi see paika saanud, et on täpselt need Eerme tüüpi mehed, eks ole, kes tahavad ennast kõrgliigas veel väga tõestada ja siis on sul isegi, ma ei tea, paneme Baturinsi sinna juba, kes on mänginud sel tasemel, eks ole. No viimasele väravale söödanud Rõõmussaar, kes sealt keskelt suudab jagada. Et seal nagu juba on, et Reinhard Reimaa juba kuidagi tundub selles võistkonnas väga kogenud mees, et see on nagu äge ja parandame siis igaks juks selle ka, et ikkagi Andres Järve, kapten, mitte Andre Järva, nagu jäi ülekandest kõlama. Andres Järve. Seal oli nii suur tuul, et kommentaatoritel oli suu natuke jääs. Silbid võib-olla. See oli kuulda, kuidas külm tuul oli põdet ka kangeks puhund. Me oleme kõik seal olnud selles olukorras. Ja. Ei no see, ma ütlen, kui Alver Kivi ei pea ütlema Jevgeni Kurtšoglu Jants kuskil Salme staadionil, siis
alati saab hullem olla. Harju on siis tabelis 3. ja järgmised mängud Trans kodus Vaprus võõrsil. Võib-olla siin natuke isegi saab pesitada veel seal esikolmikus. Saab teha ju. Kui hästi läheb. Viimane mäng voorus siis Kalju versus Tammeka. 2-2. Äge mäng oli. Äge mäng oli, tõesti jookse ja löö on ju, või jookse ja viska, kuidas iganes seda nimetada. Kaljult 32 pealelööki. Kuule, ma vaatasin esimest poolega ja siis teist vaatasin niimoodi, natuke ei vaadanud, et siis ma vaatasin ka seda statistikat seal. Mina nägin 30 ja 10 raam. See võib-olla oleneb, kuidas keegi seal neid arutab või kes neid kokku loeb parasjagu. Blokeeritud löögid kuidagi saatuvad tavaliselt. Mina nägin jah, et 32 Kaljult ja 13 oli vist Tammekalt. Ma nägin sarnast suurusjärku, jah. Oli mida vaadata. Oli mida vaadata, täpselt. 90 minutiga 45 peale lööki kamba peale. Ei no, kui sul peallöögid on ka sellised, nagu see Jabiri löök oli seal, mis oli mingi 90+3. Oi, kus tuli möire sealt Andreevi poolt. Ilmselt see ka Peep Pahvilik, et what are you doing, blядь? See keeled suhu ja Euroopasse. See oli päris naljakas. Pahvi see. Neid on igal pool, vaata, mis see oli järgmine, oli mingi see Ritase peatreener Leedus ka, eks seal oli ka iga teine sõna. Ingliskeelne jutt, aga iga teine sõna, plett. See on siuke sidesõna, jah. Aga Jabiri, vaata see video oli, kui ta tuli, siis ta oli mingi tipphetkede video. Minu arust seal panigi selles suhtes mingit üllatust küll ei olnud, et see pea võjutas, sest see video oligi minu arust koosniski sellist sassist, ta sai palli, pööras ja lõi peale, ükskõik kus ta oli nagu väljaku peal. Peab kiitma initsiatiivi ju selles mõttes. Selles suhtes, tegelikult oli väravat, vist oli suht väljas, kui sisse läinud, me räägiks praegu... Vasta ikka päris kinni, ei läinud nagu panema, et ju ta siis nägi variante, lihtsalt ei tulnud välja seekord. Ma vaatasin seda, et ikkagi kui mees on nagu protokollis kirjas, siis saab mõttelise pealkirja panna Kalju seal pool, et Jabir ei ole mingi Jabor. Tubli poiss. Aga mäng oli äge ja... Teil oli värava ka, eks ju? Mäng oli äge ja endiselt, ma ei tea, mitmendat hooaega me siis kiidame seda Basherit. Kolmandat juba jutti, jah. Tundub... Praegu, kui sa teed Premier Liiga väravakühtide edapilli lahti, siis Basher esimene, Koskor teine. Elagu Tammeka. Eesti kõrgliiga kõige kuumem ründepaar on hetkel selgelt Tammekal. Kui sa nüüd vaatad, eks ole, et Koskor pani mõlemale väravale söödu Koskor on 2 söötu ka veel, eks ju. Siis on nagu ideaalne. Pole paha. Jah, aga oli meelelahutuslik mäng ja loomulikult ma ei tea, ilmselt Kalju pole nii rahul, Tammeka on pigem rahul võõrsilt medalinõudleja vastu punkt, aga kas nüüd on siis Tartu Tammeka aasta äkki või? Tundub, et tulevadki viiendaks jälle. Ei, ilma naljata, et kuidagi mängupildis peegeldub ka see jutt, mida peatreener Martti Pähno ja eel ütles, et kuidagi on rahulik, stabiilne, et nii harjumatu kuidagi. Suht loogiline ju selles mõttes, et kui sa nagu lihtsalt lähed sealt edasi, kus sügisel pooleli jäi, et sul ei ole seal mitte kedagi vaja kuskile sulandada, midagi harjutada, okei, vahel see võib nagu tagasilöögi ka anda, aga see Tammeka võistkond on tasakaalus, ma ütleks. Ja ikkagi, me oleme seda mitu korda juba öelnud, et tõesti, kui sul on nagu Basher ja Koskor. Tasakaaluks, kui sul on 2 ründajat, kes löövad väravaid ja teevad resultatiivsuspunkte, sa midagi ikka on mängust kätte saada, eks ju. Mäletate, kunagi oli Narva Transis siuke ründepaar nagu Kružnov, Lipartov. Oli küll. Need panid ma ei tea, pulli pärast võiks järgi vaadata, nad panid iga hooaeg seal mõlemad vist 20+ väravat. Nad ikka metsikult lõid. Aga jah, et tunnevad ennast seal mõnusalt. Basheri näol on neil leitud nagu selline legionär ka, kes tundub, et tal on suhtumine ka paigas, et ta nagu väga ei jonni, vähemalt pealtnäha jääb mulle selline mulje. Küll ei näe nagu, jah. Teeb tööd, mängib meeskonna nimel, kasutab oma tugevusi väga, väga asjalik. Ja kõik need nooremad mängijad just saavad iga aasta jälle vanemaks, kogenumaks, küpsemaks. Ei ole sealt Tammekast ülemäära palju mängijaid ära nopitud, kui siin mingi vahe ju oli peaaegu iga aasta jälle Tammekast jälle tuldi, käis reha läbi, võeti mingid säravamad pärlid ära, siis nüüd on nagu kuidagi suudetud neid Basherist nad on suutnud kinni hoida, eks ju, nad sõlmisid temaga lepingu ka, pika lepingu mingi hetk, ta on 22 aastane, saab 23 suvel, et seal nagu varianti on ju, et ta suvel näiteks ka kas või kuskile Bundesligasse. Kas Bundesligasse võib-olla, ärme nii kaugele lähe praegu, aga kuskile mujale Belgiasse. Euroopasse ära müüa. Lätti tagasi. Sinna, kus ta tuli. Lätti tagasi. Kus ta tuli kuskil Läti 3. liigast.
seal selge müügiartikkel on ju tegelikult olemas Tammekal, mida ju väga tihti ei ole ju niimoodi olnud. Millal kus üldse ei Tammek. no see on Eesti mängijad, nad on saanud edasi. Ei no see on nagu loogiline, eks ole, aga Eesti sisse, mitte välja. Eesti sisse, just, aga välja jah, meenugi nagu kohe praegu. Kindlasti ma kellegi unustan praegu, aga kohe ei löö. No neid mängijad on kindlasti olnud, kes on Tammeks võib-olla, ma ei tea, leping on lõppenud ja siis on kuskil välismaal jätkanud mingid välismaalasi, aga kes on nagu reaalselt müüdud või see on hea küsimus. Pigem vist ju ei ole. Tule küll ette praegu ühtegi. Kunagi Tennod ja Kiidronid läksid muidugi vaata välismaale, aga ma ei tea, kui palju nendest maksti või kas üldse. No nii. Ei no, shots fired või? Miljonit ei makstud vastu. Ma arvan, et aga me ei räägi miljonist, võib-olla Bashirist ka ilmselt miljonit ei maksta. Kiidron, kellelt pärinevat ühele väga tublile madalama liiga mängijale öeldud suurepärased sõnad, kui see oli üle-eestilise kuulsuse hetkeks saavutanud käärlöögiga. Siis nüüd võib vist rääkida, Kiidron oli kuskil Tartus õhtuveetmise käigus leti ääres õlale patsutanud, et ela selle pealt, kuni saad. Ma lasen omaga ühe koondise mängu pealt siia maali. Peab oskama nagu elus tunda rõõmu nendest väikestest asjadest ja neid hinnata kõrgelt. Mängi nende kaartidega, mis sul on. Täpselt. Aga see Jabir, vaata, mis mängu me sinuga tegime? Esimest? Ma ei mäleta, ma oleks sinuga sel ajal ühtegi mängu teitseni. Sorry, ma tegin Kasperiga. Kasperiga tegime. Me oleme sarnased, aga Kalju-Paide karikas on see, mis sa tahad rääkida. Ja siis Jabir ju jättis väga siukse nurgelise mulje tegelikult alguses, aga samas tuleb nagu sõnumeid sealt Kalju enda poolt, et on miskit. Promis Davidi vibe on õhus. Ja, aga pannakse kogu peale, ehk siis järelikult ma julgen arvata, et seal miskit on. Ja sealt võib miskit tulla ka. No jah, loodame. Kaljul mitte, et Kalju oleks nüüd hullult vaja. enam pole või? Ei no selles suhtes, et kui sealt promissi eest suvel tuleb. Ei no see ei ole ka. Tulebki edasi teha. No vaata Paidet, stabiilselt tulevad, lähevad. Teie on lahti aetud praegu. Mõeldakse järgmistele projektidele muidugi, et nii see kahjuks või õnneks käibki, et sa ei saa, nüüd tegime selle asja ära ja nüüd jääme ootama, et mis edasi saab. Ja, et kui sa vaatad nagu võrdled näiteks seda, eks ole, et see Kevin Dalmeida, see suurem osa ajast istub ju. Et sellega temaga võrreldes nagu Javir on saanud mängida küll. Just nii, kokkuvõttes siis päris mõnusalt segane hooaja algus praegu, kui seda tabeliseisu vaadata on ka, mõnus surin tuleb sisse, et sul ongi Harju on 3, eks ju, Flora on seal 4, Tammeka 5, Kalju 6 ja 2. kohta ja 9. kohta lahutab ainult 3 punkti. No võtam. No hetkel Kalevit kõrvale jättes, siis nagu ka mängupildid on olnud sellised, et kõik võivad kõiki üllatada. Jah, viskab sisse siukseid asju, nagu eks ole, esimeses voorus me vaatasime, et oi, küll sellel Harjul tuleb nüüd raske hooaeg. Palun 2 järgmist mängu ja kõik pea peale pöörata. Ma võtaksin vastu, Leva võtab oma selle esikoha ära. Praeguses seisus tundub, kogu pinge tõmbasid maha jälle. Praeguses seisus tundub, et Kalevil läheb raskeks, aga et ma võtaksin vastu selle, et need 2. kuni 9. kohta omavahel panevad kuni siin novembrikuiste lumesadudeni. Tuleb siuke Pärnu Oplus mängib viimast vooru niimoodi, et kui nad kaotavad, nad on üleminekumängud, kui võidavad, siis on Euroopas. Ala. Tuleb siuke tunamullu see aasta veel. No siis tundub, et Kalju, Flora ja ka Paide tegelikult on kõik ju haavad. Nad on komistamisvõimelised kõik. Ja senised mängud on tõestanud, et need, ütleme, Pärnud, Harjud, Tammekad on võimelised neid ammustama või neid hetki ära kasutama. Ehk siis endiselt mina tahan seda mantrat, et see hooaeg, kus siin Pärnu ja Kalev olid Euroopa ja medalite konkurentsis, oli lihtsalt see, et see võimalus tekkis, nad olid valmis selle võimaluse ära kasutama. Ja praegu on natukene nagu õhus seda, et äkki me näeme midagi sarnast. Ma vaatan siin praegu lihtsalt järgmise vooru mänge, eks ole, et kui sul on Tammeka Vaprus, suht mündiviise, Harju, Trans,
OEL oleks öelnud, et Transi võit kindlalt praegu ei ole enam, eks ole, Flora Kuressaare, täpselt selline, et Kuressaare võib siin ammustada kõiki, kui vaja on. Jõuame sinna, et siin hakkavad juba... Paide Kalev on nagu selgemini paigas, eks ole, praegu vähemalt need jõujooned, aga täpselt selline tunne, et kui keegi Kalevi vastu komistada võib, siis Paide võib. Nagu, vaatame, hakkame jõudma. Ja siis on... Äkki hakkab, ma ei tea, lund sadama selles mängus või vihma tuleb või... Ei no mida iganes, eks ole. Me hakkame jõudma sinna, vaata, et tegelikult vaatad nendele mängudele peale ja siis hakkad mõtlema sellele, et siin hakkab mängima see, kes juba kodus mängib. Et mõnes mõttes küll, jah. Kui nad siin, eks ole, eriti, ütleme, mingid võistkonnad selgelt nagu üritavad mingeid asju, tingimusi nagu enda kasuks pöörata. Et siin, kui enamuse, ütleme, minu karjärist oli ka, et suurt vahet pole kodus või võõrsil, mis seal ikka. Aga nüüd nagu ma ei tea, kas teadlikult või siis alateadlikult hakatakse seda äkki rohkem enda kasuks kasutama ja vaatad siin mängule peale ja mina paneksin küll mõne mängu puhul puhtalt selle pealt panused nagu kodumeeskonna peale, et mängivad kodus. Jah, räägime koondist ka natukene. Eesti koondis siis kogunes juba vist eile ja täna nad on juba siis... Eile hommikul vara lendasid ära, jah. Ja täna nad on siis juba Ungaris, kus valmistuvad siis laupäevaseks mänguks Iisraeliga, mis toimub ka siis Ungaris neutraalsel pinnal. Küll mitte siis Budapestis, vaid kus nad praegu vist on. Bussiga sõidavad sinna mängupaika. Debretsinis on mäng, jah. Pikk teema vaatasin minu. Nad on Ungaris. Tunnike 2. Riigi sees siia sinna. Bussid on tavaliselt tavakoondisel mugav buss. Pigem on, jah, et ei ole see... Mis on mugavused on? Ollane Taistomen iga kord näeme. Tavaline buss on tegelikult. Ei ole puumi. Tavaline buss. Koondisega ju tegelikult, tihti palju bussiga väga pikki reisi ju ei tehta. Sul ongi see hotelli staadionile või lennujaamast hotelli. Nojah, ja need bussid on tavaliselt, ma ei tea, samad nagu klassiekskursioonil käisid, siuke buss. Uhke kool oli sulle. Millega sa klassiekskursioonil käisid? Ikka läks bussi ju, suur reisibuss. Ma sellel teemal ei saa. Tavaline buss, ühesõnaga suhteliselt ei ole seal nii, et vaatasin just seda jälle see, mis ta nimi nüüd oli? See dokk ühesõnaga olümpiakossu nendest võistkondadest ja siis vaatad, kossumehed ikka, kui sul Bembanyama pead sinna sellesse bussi pakkima, siis see ikka päris nagu siuke rahvi ei pane teda ära sinna, eks ole, aga siis seal on ikka nii, et saad aru, et lihtsalt üks rida on vahelt välja võetud ja siis vennad istuvad seal jalg üle põlve niimoodi, et aga see on see level nagu. Eesti jalgpallikoondisel seda minu teada sellist taset ei ole. Ma arvan, need Real Madridi bussid, kõik need, nad ju, kas minu mõist kui superkarikat mängid, siis nad ju tulid, oma bussid tulid kuskilt siia nagu, et nad siin sõitsid nii-öelda oma bussidega nagu. Siin jumala eest on Radissonist Aale Koka Arena. Jaa, aga see oli keskkond kõik, ma nagu mäletaks, et need tulid kuskilt. Välismaa numbritega nad olid igatahes. Oma nende, üle kleebi. Jaa, aga selle... Mõtle, kui jabur asi see on. Sa oled bussi Hispaaniast Eestisse, et liigutada... Nad sõitsid ju reaalselt, nad maandusid lennujaamas, sõitsid sealt, mis on mingi 5 kilti, sõitsid kesklinna. Real ööbiski Radissonis ja Radissonist sõidad Aale Koka Areenale ja tagasi lennujaama. See on, mis see siis kokku on? 5, Radissonist Aale Koka Areenale vähem kui 5, ütleme mingi 4 äkki või? Ütleme 5, 20 kilti sõita kokku. Mõnikümmend kilti ja siis sõidad, ma ei tea, 1000 selleks, et see kuskilt kohale tuua see buss. Täiesti süsiniku jalajälg on siuke, et Chuck Norrise see saapajälg näkku põhimõtteliselt. Et selliseid asju nagu leida, selleks ei pea ainult Real Madridi minema tegelikult. Et Karol Metsa koduklubil on samamoodi koduliiga mängud. Ja koduliiga, sa selle Saksamaa sees. Koduliiga mängud, jah, Saksamaa sees ise. No jaa, aga see on... Läheb buss, mis asja? Et lendavad kohale ja buss läheb. Ja oma buss on seal. No see kiirtee, sa oled seal mõne tunniga kohale. Et see teekond, ütleme, ma ei tea, Kölnis hotellist staadionile minnakse enda bussiga, enda klubibussiga. No see on vist ka ju, teistes suuremates riikides on niimoodi, et see ikkagi, bussid jääb okei riigi sees, aga me räägime praegu Hispaaniast Eestisse sõitmist, selle jaoks, et sõita 20 kilomeetrit siin. See on ikka nagu, ütleme, kui sa kuskil, ma ei tea, lähed
Saksamaal teise suurde linna, siis seal ikkagi nagu see ei ole 5 kilomeetrit. Mitte, et see oleks mõistlik ei, või nagu kuidagi nagu siuke, aga see on nagu enam-vähem veel. See on nagu see, et kui siis räägitakse seda, et vaata raha ei ole nagu ja see suurte klubide puhul, et siis nagu vaata okei, et sinna saate nagu panna küll, et ei ole hullu. Samas muidugi Eestis ka mulle tuleb, kuna ma enne Salme staadionit mainisin, siis mul on meeles see oli siis, kui Kuressaares linnastaadionit renoveeriti ja mängiti Salme staadionil, mis on põhimõtteliselt maailma lõpp nii-öelda see, et seal on nagu, et sõidad Saaremaa lõppu, siis on Salme staadion, siis on kadakad, siis on meri. Ja siis, kui nende kadakate vahelt nagu hakkas paistma, Martti Pukk äkki oli kapten tolle ajal Kuressaares, igatahes minu meelest äkki neil oli üks varumees, Pukk oli siis nagu korraldas ka seda mängu, et enne ta sidus kõik need Postimehe ja kõikide muude toetajate reklaamplakatid sinna 2 männi vahele kinni, nagu tassis kõik telgid kohale, siis läks mängis 90 minutit, siis pärast võttis maha ka kõik need asjad ja autotulede valguses, sest ega seal mingid prožektorid midagi ei olnud. Ja siis see kontrast oli lihtsalt julm ka Eesti-siseselt. Salme staadion, kes on käinud, teab, vana lagunenud mingi tuletõrjetorn, kuhu ronida ei tohi jumala eest. Keegi fotograaf ikka läks sinna? Jah, see oli, äkki ma eksin, aga äkki see oli legendaarne Tairo Lutter, kes ikkagi võttis südamerindu ja tegi selle pildi ära ja sai superpildi muidugi. Kiitus selle eest. Ja siis tuleb Kuressaare oma selle väikse bussiga, kus oligi palju sa sinna panema pead, siis mingi 15 inimest võib-olla kogu staffi ja kõigega, eks ole. Sõitsid kohale, teevad juba sooja ja siis hakkas sealt kadakate vahelt hakkas paistma see Infoneti. Nad olid üks esimesi, kes nagu oma buss, oma kleepsudega. Oma buss, mitte siis see taistost üüritud, vaid oma buss, oma kleepsudega, see läikiv, suur, kõrge, see, vaatasin ka nii, et okei, linnamehed tulid maale. Mis kui muidugi mänguks läks, siis enam see vahe ei olnud nii suur. Nagu. Seal Kaljul oli ka mingi hetk oma buss vähemalt, mis minust tegi nagu muul ajal ka mingid muid otsi. See nagu aeg-ajalt teistes suvakohtadest märgad seda. Jah, teibitud oli küll. Levadial oli oma buss, TVMK-l oli meil oma buss, aga need, ütleme Levadia ja TVMK, Floral oli mingi hetk, oli meil siin Floras oli meil oma buss, nii-öelda oma buss, oma klepsudega, vabal ajal või mängude välisel ajal tegid oma sõite. Aga Levadial ja TVMK-l oli ju, kui see enda buss oli, siis oli niimoodi, et vabal ajal sõidutasid need bussid, ütleme siis mõlemal lärral oli ju suur ettevõte ja sõidutas neid töötajaid seal hajaasustatud kohtadest linna ja kontoritesse ja tehast. Klassiekskursioonid ja värgid, eks ole. Ja selliseid asju ka, jah, et aga jah, muidu üldjuhul ikkagi Eesti jalgpallur sõidab sükse, ütleme täitsa tavalise bussiga, et vahest küll laagris olles või välismaal käies, kui saadab kohalik, siis kas klubi või liit saadab sulle bussi, siis võib sattuda mingisuguse teise klubi buss ka sulle, et siis aga seal ka modifikatsioonid on sellised, et a la kohviaparaat on bussis, et ega mingit muud nagu luksust nagu ei ole. Masseerivaid istmeid nagu või sükseid asju seal. Ja, aga loomulikult need reaalide ja nendest ei tasu rääkida, seal on eri tellimusel tehtud bussid. Kellele Xbox ja kellele PlayStation sinna istme siis. Ma ei tea, kas bussi päris niimoodi pannakse. Aga miks ei panda? Samas, kui sul on pikk reis, siis võib kui sul süda pahaks ei lähe, siis aga need tipptasemel, nad istuvadki seal bussis, sõidavadki ainult hotellist lennujaama, et need on et ega need seal neid üle tunni sõita, need naljad ei jõu tööllegi panna seda konsooli. Kurat, ma olin juba kohal jälle. Eestis on, tee üks tiir veel. Eestis on see, kahjuks meil see raudteevõrk on nagu kehv, aga vaata Inglismaal ju nad ikkagi sõidavad krongiga aega. See oleks ka selline tore asi. Pannud porgandis endale ühe vaguni kinni. Värvid ära. Narva saaks. Martti Puki looga mul tuleb meelde, et me oleme nüüd koondisest rääkinud päris tükk aega, juba 8 minutit niimoodi, et me pole koondiseni jõudnudki veel, aga sellega mul tuli meelde, et siis kui 2011 Lasnamäe Ajax mängis, eks ju, Premier Liigas või Meistriliigas, siis Boris Tugan regati ära, eks ju, tal oli Tammekaga oli esimene Ajaxi ainus telemäng tol hooajal, kodumäng, kus siis Tugan pidi olema põhikoosseisus, aga õnnetul kombel ta sai siis mängueelsel päeval mingisugused tribüüni või tellinguid tõesti tassidesse vigastada ja ei saanud mängida. Pidi oma debüüti natuke lootama 51 aastalt. Aga lõpuks see tuli. Mitte küll telemängus. Aga head asjad jõuavad endani, kes kannatavad. Ehk siis ka koondise jutud. Ühesõnaga koondisest siis räägime Iisrael kodus, või tähendab Iisrael neutraalsel pinnal Moldova võõrsil. Ootused, lootused, koosseis tuli välja eelmine kolmapäev.
suuri üllatusi ei olnud, Karol Metsa ei ole, Rocco Robert Cheney ei ole, kes on 2 nii-öelda põhilist puudu, et keda välja tuua, kes on olulised lülid tegelikult. On olulised lülid, üks olulisem kui teine kindlasti. Cheney on lihtsam asendada kui Metsa selle meie mängijate valiku juures praegu lihtsalt. Kusjuures isegi tegelikult minu meelest meil on hästi, et meil nagu mingi aeg tagasi oleks see ikkagi olnud Metsa puudumine, nagu mõnes peaaegu nagu katastroof. Et praegu meil ikkagi nagu on ka teda, kellele asendada. Keskkaitse, keskpoolkaitse, õnneks 2 positsiooni, kus meil praegu nagu natuke on seda katet, eks ju. Aga Metsa lihtsalt kvaliteet on see, millele lihtsalt võrdväärset asendust lihtsalt ei ole. Ja ärme ka unustame, et Metsa roll ei ole mitte ainult 90 minutit väljakul, vaid ka ikkagi nagu kapten ja enne pärast kõik see kapten. Ja üks mees, kes siis ainus mees, kes siis esimest korda Agonsi juurde tuleb, on siis Dmitri Pihhin ka väga minust. Tammik ka. Ei, Tammik on käinud Agonsi juures, jah, seda küll. Kus ta käis? Ta oli ühes selles jaanuarikuises aknas oli kaasas, see oli veel Häberli käel. Või pidigi olema Häberli käel. 0-0 ei tähenda seda, et ta ei oleks koondise juures olnud. Koondises mänginud ei ole veel, aga koondise laagrist on olnud erinevalt siis ja Pihhinist. Ei aga Metsa pole, on ju. Tammik on asemel, aga Joonas Tamm ei ole ka viimasel ajal. Keegi Kuusk on ka meil. Ja ma tahtsingi sinna jõuda, et Kuusk saab nüüd oma võimaluse. Õnneks on ta nagu korralikus liigas, korralikus meeskonnas. Korralikult mänginud. Kandva rolliga. Et selle kohaga lätime ära. Joonas Tamme, ma ei tea, saatus hetkel on minu jaoks küll teadnuta. No natuke kahtlane on jah, seal Jürgen enne ütles ka, et seal ilmselt on mingid muud, või mitte ilmselt, vaid on mingid muud põhjused taga, mitte vigastust, miks ta ei ole siin viimasel ajal mänginud. Et seal ei ole seis ideaalne tegelikult, eks ju. Ja meil tehniliselt on ka Maksim Baskotši variant sinna keskkaitsesse panna, mis tekitaks omakorda küsimust, kes siis parem kaitses mängib. Rasmus Peetson on seal üks ju olnud eelmise aasta lõpus hakendes mingites mängis, meil on Krista Hussar olemas, idee poolest ka Schöning Larsen, eks ju, võib seal mängida. Aga seal valikute tegemise koht on päris huvitav ilmselt saab olema, mis seisus need mehed on, nagu seal trennis praegu õnneks on päris mitu päeva aega testida ja vaadata. Jah, Larseni koht vasakkaitses on ilmselt paigas, Kuusk ilmselt peab ka mängima, Joonas Tamm, eks vaadatakse üle, mis seisus on. Kuusk kindlasti mängib, ma arvan, Tamme puhul jah, väike küsimärk on, et mis võib-olla seisund tal on, aga eeldatavasti ta ikkagi... No ma arvan, et kui see ikkagi nagu... Kui me praegu peaks paberile panema, siis pigem on ta põhjus. Kui vigastust nagu ei ole, siis ma arvan, et ikkagi ta alustab hoolimata sellest praktikast. Ta on nii kogenud mängija, et ja Baskotšiga nagu tundub ka suht loogiline. Ainus küsimus ongi tõesti see, et kas teda kuskile nihutada ja siis nagu... ongi, kui Tamm näiteks tundub, et ta ei ole heas olukorras, siis ilmselt liigutakse Baskotši sinna ja ongi, kas Hussar või Peetson alustab siis paremale? See on nüüd juba... eks Peetson, Kuusk, Tamm, Baskotši ja Larsen jagavad omavahel need 4 kohta ära. Ärme seda ka unustame, et me räägime praegu ju nagu 2 mängu kontekstis, et seal tuleb ilmselt nii või teisiti natuke ka vangerdada, aga näis. Ma ei tea, kas kaitseliinis... Kaitseliinis võib-olla vähem, aga... Keskväljal on olukord hoolimata Cheney puudumisest üsna hea, ma ütleks, Käit on tagasi, võrreldes sügisega, eks ju, Käit, kes eelmine aasta vist ei teinud ühtegi koondisakna kaasa või tegi mingi ühe akna äkki. Kas ta äkki... Ta oli pidevalt mingi... Suvel ta käis niisama siin, mäletan. Ta oli vigane, ta oli ikka vigane. Ta oli vigane koondise mängul, ma mäletan, me tegime temaga ERR-is mingi jutu ajamise. Ma praegu isegi nagu ei löö ette, et kas äkki tõesti oli nii, et kordagi? Meil on Käit olemas, kes tegelikult on Rumeenia liigas kaptenina mängib ja teeb asju. Meil on Palumets olemas, meil on Ainsalu, Poom, Soomets, Kristal. Et tegelikult valikud siin on, Martin Miller ka idee poolest, eks ju. Kristal ka ju saanud mängida korralikult ja selles mõttes nagu Seal on küsimus see, et keda panna, keda mitte panna ja ilmselt seal tuleb ka 2 mängu lõikes siis mingisuguseid seal vangerdusi. Aga niimoodi peale vaatad, siis nagu pole häda midagi, et seal on kõik tipp-top. Kaitsest me unustasime muidugi ära veel Vlassi Sinjavski, kes tahab see kangesti olla kaitse. Kes ilmselt ikkagi räägime äärtest. Koodis on ikkagi äär ilmselt. Sinjavski, Epichin, Jakovlev, Martin Miller ka, Robbie Saarma ilmselt ka võib-olla pigem siis ääre peal oleks variant, et ütleme, kui me lähemegi Iisraeli vastu, siis kellega me peale läheme? Mainime siis selle nagu rünnaku ka ära juba, et kui vaatan, nagu Alex Mattias Tamm praegu nagu liigavormi ja kõige selle põhjal... algkoosseisus teda välja mitte mingi... Ilmselge alustaja on ju.
noh, ja siis vaatad on, eks ole, Anier Sappinen Saarma, noh, seal on juba, ma ütleks, et treeneri valik, mida ta tahab. Nagu no seal on ka see, sa pead vaatama selle nädala jooksul. Just, et kuidas sa tahad, kellega sa tahad alustada, keda sa tahad vahetusest tuua, sest seal on ju selge nagu mängu muutmise aspekt. Erinevaid variatsioone on võimalik sealt nendest Tamm ja keegi teine, seal on vastavalt vajadusel saab ikkagi päris hästi kombineerida. Aga noh, äärtest rääkides, kellega me äärel alustame, siis Javski üks tundub nagu suhteliselt kindel, eks ju. Teisel pool, noh, Jakovlev, Miller ja Pihhin tegelikult kõik on variandid ju. No Jakovlev näitas ennast, eks ole, sügisel nagu heast küljest. Samas tal oli ka mingi mäng, kus ta jäi ikkagi suhteliselt anonüümseks. Jaa, et noh, ta on, ütleme, ma ei taha öelda, et ta on nagu üheplaaniline mängija, aga noh, tema trumbid on nagu väga selged. Ei taha öelda, et on, aga noh, tegelikult on. Jah, aga no on, eks ole, mõnes mõttes. Tal on nagu üks väga selge trump, kui sa suudad kaitses selle nagu kinni keerata, noh, siis on kohe päris palju ära võetud, eks ole. Noh, ja Pihhiniga on see, et ta oli nüüd siin vigastatud, alguses sai nüüd alles nüüd oli vist klubis mängida nüüd, eks ole, et noh, lihtsalt küsimus, kuidas ta vorm on, kas või kui me räägime näiteks noh, alustamisest, eks ole. Või on vahetuses paarkümmend minutit. No natuke vara veel alustada. Natuke vara ka veel alustada, eks ole, et noh, selle nagu saame paika ilmselt. Noh, ja Jakovleviga on muidugi see, et algus oli see Eesti mängija klassika, et noh, algus on super, mega täiesti, eks ole, ja siis nüüd natukene nagu taandub. Aga jällegi, kuna ei ole kõiki mänge vaadanud, siis ei taha ka kuidagi öelda, et ta nüüd oleks kehv olnud või midagi, eks ole. Jah, Miller on niisugune, noh, universaal meile. Kusjuures mulle meeldib lause, mida mingisuguse kompilatsiooni võiks teha aastate jooksul, kui me räägime Millerist kuni mulle meeldib see, sest meil on olnud neid saateid küll ja veel, kus on nii, et ei noh, mis siin ikka, et noh, see seal, need seal, kõik lähme laia. Aga noh, lihtsalt arvestades seda, et siin on räägitud ju sellest, kuidas tahetakse ikkagi see Slovakkia mängu esimene poolaeg kaasa võtta, eks ju, mis oli viimane novembrikuine mäng. Slovakkias me läksime ju siin Javski Jakovlev äärtega peale. Et tegelikult justkui nagu ühtegi sellist noh, Milleri tüüpi või vahel oli Gert Kams või Timo Kruglov oli seal ääre peal vanasti, kes oleks niimoodi äärekaitse justkui sinna ette nihutud, kes oleks nagu natuke kaitsva suuntlusega. Et seda ju tegelikult ei olnud, et me läksime julgelt peale. Ma millega pärast arvan, et me läheme ka Iisraeli vastu niimoodi nagu noh, mängima ikkagi. Et sinna, noh, meil ei ole pointi minna sinna kannatama või sinna mingisugust nagu 0-4 mingisugust super tulemust. Need ei ole need vastased siiski. Selles aknas, ma arvan. Kuigi mõlemad mängud on võõrsil, võõral väljakul, eks ole. Aga meil ei ole mitte midagi kaotada. See on emme valiksari, on ju, keegi ei oota meilt edasipääsu. Me peame lihtsalt laduma siis põhja tulevikuks, eks ju. No ja nagu, ma ei tea, ei ole nagu Jürgen Enni moodi ka väga nagu minna niimoodi, et proovime 0-0 kuidagi, noh. Ei usu seda hästi. Aserbaidžaanis läks nüüd. No jah. Lõpuks. No ütleme, seal oli vaja. Seal oli vaja, jah. Tõesti vaja, nagu praegu, noh, nagu sa ütlesid, meil ei ole praegu midagi kaotada, eks ole. Aga noh, mida me siin jälle spekuleerime? Vanasti me spekuleerisime siin või kommenteerisime neid valikuid, nimekirja on ju, nüüd ennustame põhikoosseisu, et ilmselgelt ju noh, peatreener vestleb nende mängijatega, vaatab neile peale, võtab infot, noh, terve selle perioodi on ta saanud infot nende mängijatega suheldes. Pluss nüüd siis näost näkku seal koondise laagris ja selle põhjal siis valib oma põhikoosseisu. Ja ma arvan, et me lähme harjumatult julgelt sellele mängule peatreener või treenerite staffi poolt vastu. Ma ei tea, see on minu subjektiivne tunne, aga mul on miskipärast mulje nagu jäänud, võib-olla muidugi ka selliseid peast nüüd ütlen, äkki neid pikki perioode oli nagu vähem, et kuidagi nagu praegu tundub, et mängijatel on suurem võimalus nende mängueelsete trennidega ennast nii-öelda mängida koosseisu. Me Henni valikus me neid üllatusi oleme üsna tihti näinud tegelikult. Iga mäng on mingisugune valik on alt koosseisu. Ja kusjuures ma ütleks, et enamasti need valikud, need ka nii-öelda üllatused on ennast õigustanud tegelikult. Ja kui me panemegi praegu nii-öelda enne treeninguid mingi koosseisu kokku, siis see, mis me lõpuks näeme, see võib-olla näitabki seda, et mida see nädal siis on treeneritele näidanud. Mitte, et see oleks nüüd mingisugune treenerite poolt pandud koosseis, mis meie siin paika panime. Praegu on selles mõttes ka hästi see on nii-öelda põhi, mille pealt siis hakatakse vaatama nüüd. Praegu on selles mõttes ka nagu keeruline, et osad tulevad välismaalt nagu täis, nii-öelda hooaeg käib, kõik sa oled sellises heas minekus, siis tulevad need Eesti mängijad, kes on alles alustanud, eks ole, et neil võib-olla on selle võrra natuke raskem. Kõik sellised asjad võivad ka hakata mängima. Aga kui ootustest rääkida, siis ma oleks rahul, kui me saaks 4 punkti 2 mängust.
kui me saaks alla 4. Kui me saaks 3, siis ütleme, loeme enam-vähem nagu eksami sooritatuks. No ei, siis on nagu 3, siis ongi hinne 3. Hinne 3, jah. Et Iisrael selgelt on praegu vastane, keda me ei pea kartma, keda meil ei ole põhjust karta, kelle vastu me läheme mängima. Kui me läksime Slovakkia vastu mängima, siis me läheme ka Iisraeli vastu selgelt mängima. Slovakkia on tugevam kui Iisrael. Mis see ebaõnnestumine teie arvates oli? 3 oli 3 või? Hinne 3 punkti, hinne 3. No me mängime Moldovaga siiski. Okei, jah, Moldova siin, ma tean kõik, see võitis, eks ole, Poolat ja kõik, aga Moldova vastu võõrsil me peame minema võitma. Meil ei ole mitte mingit ootust peale võidu. Rõhutame, see ei tähenda seda, et see oleks mingi selline mäng, kus me nüüd läheme ja paneme ja ma ei räägi 5-0-st, 6-0-st, aga me peame minema võitma seda, kui me nagu läheme Moldova vastu, nii et ei tea, siis on see küsimus, et mis me siis nagu üldse, siis pole Iisraeli vastu nagu üldse mõtet väljakul minna ju sel juhul. Või mis me siis veel teeme, kui tulevad siin, mis on 4 päeval, saab vist eks ole selgeks, kas meil tuleb Saksamaa või Itaalia. No ilmselgelt on Iisraeli lihtsam näpistada seal Ungari pinna peal kui normaalsetes oludes Tel Avivis kuskil seal, jah. No seda niikuinii, jah. Viimane mäng oli neil Budapestis ja panid Belgia kotti näiteks. Aga seal oli vist siuke tühi mäng vist. Ei olnud minu meelest, et kui nad oleks seal väga suurelt võitnud, siis nad te jätate mulje, nagu Iisrael oleks mingi naljapunt. Ei ole naljapunt, aga meie ka ei ole naljapunt, sellest ma räägin. Ei, me ei ole jah muidugi naljapunt, aga see tuleb väga raske mäng see esimene. Et kui me läksimegi, eks ole, ütleme eelmises tsüklis seda, läksime seal aserite vastu, eks ole, püsima jäämist kindlustama ja selle nimel nagu 0-0 mängima, siis kui me nüüd tahame sellest nagu, ja see oli sel hetkel õige, kui me tahame sellest sammu edasi teha, mida ma arvan, kõik nagu tahavad, mängijad tahavad, treener tahab, me tahaks nagu ise ka näha, et siis tuleb minna nagu Iisraeli vastu mängima, kui me nüüd saame sealt korralikult piki pead, siis see jälle näitab ära, kus me oleme järelikult, eks ole, aga minu meelest nagu peab minema proovima, et kui sa nagu praegu ka ei proovi, millal siis, ma vaatasin Iisraeli nimekirja ka, et ega neil hetkel nagu mingisugused, neil on alati olnud sellised Jossi Benajounid ja 1-2 taari on ära lõpetanud. Benaimid, Sahavi ei ole koondises, ta küll mängib veel, 37 juba, eks ole, ja ta nüüd mängib juba klubi jalgpalli ka kodumaal, mis on ka juba natukene selline, saad aru, et hakkab vaikselt lõpetama ilmselt. Et neil on see, mis ta oli, Mano Solomon, kes mängib Leedsis, kes on nagu Tottenhamise värk, kes on nagu, ütleme, võib-olla sellisele tavavaatajale nagu natukene tuttavam. Aga kui sa vaatad ka, et enamik mängib neil kodumaal, mis ei ole kindlasti nagu ka sellised mingid naljaklubid, eks ole, aga ega neil mingit sellist ühtegi nagu suurt staari praegu ei ole, et kindlasti nad on selle võrra võib-olla jälle nagu ühtsem võistkond, aga muidugi jah, sul on õigus, see ei ole mingi lükata-tõmmata võistkond meil. Aga just nagu Raul ütles, et kui me läksime Slovakkia vastu mängima, miks me ei peaks minema praegu nüüd siis mängima nagu Iisraeli? No arvestades seda, et see niisugune tunnetuslik nool on ikkagi Hennu valitsemise ajal ikkagi ülespoole on minu arvates vähemalt. Ja veel kord võttes arvesse seda, et Iisrael mängib ka mitte koduväljakul, selles mõttes mitte koduväljakul, vaid neutraalsel pinnal toimub see mäng, siis loomulikult, te tahate 4 punkti, ma siis tahan 6. Me tahame ka 6 tegelikult, jah, aga minu meelest nagu 4 on ka täiesti selge õnnestumine. Siin ei saa nagu mitte midagi nuriseda. 4 punkti 2 võõrsil mängus valiksarjas. Ma lugesin teile neid võõrsil mängu punktide peale tulemusi ette. Ja nüüd siin aga eesmärk peab ju see. Aga meie seame ootusi. Igale mängule läheb koondis ju alati, keegi kunagi ei lähe mitte midagi, eesmärki pole võita. Mis asja? Ma saan aru, et kui me saame nüüd Saksamaa või Itaalia, eks ole, siis me lähme nende vastu võõrsile mängima ka ikkagi nagu selle väikse lootusega, et äkki tuleb midagi, mis nagu alati on jalgpallis võimalik. Aga Iisrael on neist ikka nagu mitu sammu allpool, see hoiak peab olema ja veel kord, see ei tähenda, et me nüüd lähme ja teeme nagu, eks ole. Ootus peab see olema. Mängude vahel jääb 2 päeva ainult ju. Pluss reis, eks ole. Pluss reis, et see mängib kindlasti rolli. Et see ei ole kõige lihtsam asi. Kuidas Moldoval on Moldoval on ilmselt Norraga mäng, siis kas see on kodus võõrsil? Kuidagi viimasel ajal vaatan sätitud, on nii, et 2 kodus, 2 võõrsil. Ja neil on 2 kodus. Nii et neil on siis me ei saa ikka võita. Siis me ei saa ikka kätte.
ei no jälle, ma ei tea, suudavad seal Norrat üllatada, kuidagi nad tulevad meie vastu täiesti teise tuhhiga, eks ole, et noh, nii palju sõltub sellest, aga noh, see eesmärk juba samaks. Nii et mängud siis laupäeval ja teisipäeval. Mis need alguskellajad Eesti aja järgi on? Teisipäeval oli ilus kellaaeg, see oli vist kell 7. Ja laupäeval on kell 21.45. Laupäev õnneks. Õnneks laupäev. See on okei. Nii et saame siis järgmine nädal arutada esimest mängu ja siis vaatame, mis siis Moldova toob meile. Ja siis jah, nagu sa ütlesid, neljapäeval, jah. On siis... Ei, kas ei ole mitte pühapäeval? Seal on 2 mäng kokkuvõttes ju. Õige, jah, sorry. Pühapäeval saab siis pärast esimest meie mängu saab siis selgeks, kes siis meie alagrupis veel on peale Iisraeli, Moldova ja Norra. Iisraeli koondise kapten muideks tore mees, kes siis 2022 sügises saati mängib Moskva Dinamos. Põneva perekondliku taustaga muidugi Etioopia juut. Ehk siis selline väga multikultuurne. Jah, põneva taustaga tegelikult mingisugused juudid kolisid siis, ma ei tea, 1000 aastaid tagasi kolisid siin Etioopiasse, siis mingi hetk nad justkui avastati sealt, et seal on ka juudid ja nii edasi. No nüüd kõik otsivad ju neid koondislasi üle. Ei, no mitte selles mõttes, aga lihtsalt nagu antropoloogiliselt avastati, et seal on ka mingid juudid, kes on nagu aastaid elanud mingisugused, noh, need ei ole pika kongu sinaga valged inimesed, vaid ongi etiooplased, kes on siis nagu Eli Dasa. Jah, Eli Dasa. Ma lootsin juba, et tuleb sellist Kebre-Selassit. Raviv limonaadi tüüpi nimeklassikat, aga tõotab tulla üks tore nädal. Muidugi. Päike on väljas ja elu on ilusam kohe, kui päike on väljas. Ja see on põhiline, et meil on enne koondisi mänge nagu, ma ei tea, noh okei, võib-olla mõni ütleb ka, et lollakad, mida te loodate. Aga nagu seda öeldakse kindlasti. Niikuinii öeldakse, aga noh, siis ma soovitaks nagu tegeleda, ma ei tea, mingi jooksma või midagi tegeleda, mingi muu mõnusama asjaga, mis masohhismi te harrastate siis üldse Eesti jalgpallikoondist jälgides, milleks, kui teile tegelikult ei meeldi ja te ei looda sealt midagi. Või tehke nagu nii, nagu mina. Olen positiivselt meelestatud ja käin ka jooksmas, mõlemat. Jah, mõlemat võib ka teha. Aga just see, et on nagu ikkagi need okei, kaotasime jah, Slovakkiale ka selle viimase mängu, aga just see, nagu sa ütlesid, et Hennu käe all see kõver on nagu ikkagi kogu aeg ülespoole. Foon on positiivne. Mina tahan näiteks väga näha kas või seda, ütleme, suvaline näide, eks ole, Patrick Kristal, kes on nüüd Saksamaal 4. liigas, põhimees ikka tegelikult, mänginud kogu aeg. Et mismoodi on nüüd? Kas tema on teinud sammu edasi vahepeal? Kas on hüppe, eks ole? Kas kuidas saavad hakkama need vennad, kes meil siit Eestist lähevad? Noh, eks nii palju on, mida oodata, nagu, eks ole. Meie eesmärk on jõuda 2028 EM-finaalturniirile, eks ju, et sinna jõuda, me ei saa minna Iisraelide ja Moldovate vastu kuidagi peanorus või viiki mängima, et me sellised vastased me peame võitma selle. Ja jälle mõni võib naerda ja ilkuda, eks ole, ja öelda, et mis siin Infantino tahab varsti pool maailma lasta MM-ile, eks ole, vabalt peale nagu, aga noh, jällegi, kui me nagu seda sihti ei sea, siis võiks ju kohe poe kinni panna, siis võiks üldse mõtet teha seda. MM-finaalturniirile? Ei no EM-i oma siis praegu esialgu. MM-ile me ei taha. Varsti, kui nüüd seda MM-i selles tempos laiendavad, siis muidugi ongi see, et ühtepidi võiks selle nagu sihiks võtta, aga teistpidi, nagu sa ütlesid, siis ta oleks juba mõttetu. Mida me ikka sihime seal, kui kõik saavad. No ma võtaks jalkas ikka isegi praegu vastu selle, isegi kui kõik saavad, siis me võiks ka saada. Õnneks meil on Trump tagataskus Joel Lindermint näol, klubi abitreener, koondise abitreener, kes on siis kõik standardid vaata, ta on nüüd nii palju seda jalkat kommenteerinud seal, et tal on kindlasti midagi silma jäänud, kindlasti. Eks siis saame näha. Ta on nagu pidevalt silma peal olnud selles, mis maailma tipud teevad ja kuidas teevad. Mis on viimasel ajal üldse mingid nagu sellised trendid on olnud, vaata vahepeal oli ju see juba esimeste minutite väravad, siis meie lõime ka. Viimase aja trend on ikkagi see, et abitreener on rohkem joone taga, seal hüppab kargab kui peatreener. Ma loodan, et ta selles osas on ka omad järeldused teinud. Arsenali nurgalöögid ja üldse Arsenali ju standardid on mingi teema. Meil on Kaspar Laul tagasi koondisesse. Jah, Eesti oma Dan Böön. Sellega on meil hea saade lõpetada. Pikk ette ja ise järel episood 314 oli teie ees. Kohtume juba järgmisel nädalal. Kõike head!